aastaks 2020 prognoositakse, et asjade internet on ühendanud seadmeid ühe prognoosi järgi 212 miljardit, teise prognoosi järgi aga 28 miljardit. Et need numbrid on nagu nii suured, et siin on kõrval tuua võib-olla hea niisugust võrdlust, et kaabliga ühendatud interneti suurus, esimene kasv oli miljard seadet. Mobiili kasv oli 6 miljardit seadet, ehk siis kui ta on isegi see tagasihoidlik kasv 28 miljardit, siis ta on 4 korda suurem kui mobiililaine. Et oma jutu siin või meie arutelu jagaks 3 suurde lõiku. Üks on kõigepealt see, et mis ta siis on ja mis ta siis kohutavalt head teeb. Miks on need suured prognoosid, mis taevamanna ta nüüd siis õuele toob. Teine lõik on siis see kindlasti, et ükski hea asi ei ole niisuguse varjuküljeta. Me räägime sellest, et mis on need varjuküljed, mis on need riskid, mis on need mured, mis potentsiaalselt tekivad. Ja kolmandas lõigus arutame selle üle, et mis see tähendab Eestile, Eesti ettevõtlusele, kus on Eesti selles maailmas. Et aga hakkaks siis sõrast peale, et Kristjan, mis on sinu jaoks asjade internet ja mis on tema positiivsed küljed sinu arvates? Ja sa kohe pressid selle positiivse välja, aga et ütleme, et neutraalse positsiooni pealt vaadates, et mu taust on bioloogia kaudu tulla ja siis kui vaadata sellist bioloogilist keskkonda, et meil on rakud on kommunikatiivsed ja samas kohanevad ja ise otsustavad ja rakkude tulemusel tekib siuke emergent property nagu elu. Keegi ei oska öelda, et mis see elu on, aga keegi elust loobuda ei taha. Ja võt nüüd, kui me vaatame seda eluta looduse komponente, siis asjade internet on just see eluta looduse asjade kommunikatiivsus. Aga neil me ei tea, kas seal tärkab mingisugust erilist väärtust meie jaoks või mitte. Aga me võime öelda, et see perspektiiv, see lootus, meil on see progressi narratiiv ju kogu aeg, et kui me midagi teeme, siis alati millegi parema nimel. Et siis kindlasti esimesed ettevõtted jooksevadki püsti seda rahalootust, raha teenimise võimalust enam-vähem nii nagu narkomaaniagagi, et ega siis ma ei pea narkomaan olema, aga kui ma seda vahendan, võitan riigi poolt makse, et siis see on väga tulus äri. Et samamoodi on illusioonid ja lootused ja see kõlab nagu selle asjade interneti eufooriaga hästi kokku. Aga ma ei ole ei kriitiline ega eufooriline, vaid pigem just tahaks vaadata, et mis siis juhtub. Okay. Et mina olen taustalt siis arvutiteadlane ja arvutiinsener, et tegelikult see paralleel, mis siin toodi, et asjade interneti sisuks on siis see, et kuidas nüüd tehisseadmed omavahel suhtlema hakkavad ja kuidas sellest uus väärtus tekib, et ma arvan, ka mina usun täiesti, et see on see, mis eristab asjade interneti nüüd siis tavapärasest internetist või arvutitest nii, nagu me neid senini teame. Aga ma arvan, et mis on suur muutus võrreldes sellega, kuidas me oleme senini arvutit kasutanud ja kuidas me senini arvutit mõistame, on see, et kuna asjade internetis on nüüd, mina olen kuulnud numbreid, näiteks 75 miljardit seadet aastaks 2020 või et seadmete numbrid jäävad väga-väga suureks. Et mis siis juhtub on see, et me ei adu enam neid arvuteid ja ilmselgelt me ei suuda igat üksikut arvutit seadistada, juhtida ja ega siis ka sellega nüüd suhelda. Mis omakorda tähendab, et need arvutid peavad toimima iseseisvalt. Me ei saa neid käsitleda nagu arvuteid seni, et me võtame selle arvuti kätte või me istume selle arvuti taha ja teeme või ütleme talle midagi. Need arvutid peavad ise aru saama, mis keskkonnas toimub, mis nende ümber on, millised arvutid on nende ümber ja läbi selle siis pakkuma meile neid teenuseid, mida me vajame. Et see on siis, nad peavad suutma kohaneda, nad peavad suutma keskkonnast aru saada ja siis olema ka nii palju siis töökindlad, et isegi kui selles keskkonnas või selles arvutivõrgus midagi juhtub, peavad suutma edasi toimida. Et see on minu arvates see kõige suurem muutus, mis toimub ja see, kui seal mingit raha teenitakse, see on, öeldakse, et see on nagu kõrval tulem, eks ole, et raha rahaks, aga ma arvan, et see, kuidas me saame maailma muuta läbi selle, et see on palju põnevam. Lauri. Nagu siin alustati juba, et keskust tulnud on, et minu taust on füüsika, matemaatika, aga teistpidi ka ja kogu selle aja olnud äris. Ja mulle meeldib mõelda nagu äri poole pealt nagu seda ülesannet, et miks nad ostavad, miks Google investeerib. Olgem ausad, kui nad rahalõhna ei näe, siis nad ei investeeri. Mina küll pole vähemalt näinud selliseid projekte. Kui nüüd küsida, kus seal see rahalõhn on, siis ilmselt seal on väga mitmeid kohti. Uued teenused, efektiivsemad asjad, efektiivsemad protsessid, uus maailm, mis paneb neid mingil põhjusel rohkem ostma kui täna. Ja ma arvan, et seal on rohkem peidus, kui me täna aduda oskame. Me vahel ei suuda seda tulevikus tekkivat elu
kus meil kõik kõigega ühendatud on ja kõikjal on nagu masinad. Me ei suuda seda ette kujutada. Me täna üritame natuke seda valgustada, et mis see tähendab. Aga ma arvan, et investorid mõtlevad täna nii, et see on nagu loteriipilet. Igal juhul võidab. Aga kui palju, see selgub hiljem. Aga mis on teie arvates esimene asjade interneti lahendus ühes keskmises Eesti kodus? Mis on see esimene toode, mis enam siis tuleb, kus saab nagu näpuga vastu panna, et nüüd tuli mul asjade internet koju? Mis see on? Võib-olla siin on natuke terminoloogiast, et räägitakse asjade internetist või Internet of Things, siis väga palju räägitakse ka industrial internetist ja on küsimus, mis see vahe on? Vahe on natuke nagu laiemalt. Vahe on seal natuke see, et Internet of Things on selline, kus meil ei ole tagatud, et kas me saame selle sensoriga, mis meil seal kaugel on, nagu ühendust. Ja kui ei saa, midagi juhtu. Industrial internet tähendab seda, et me peame alati, meil see ühendus peab olema garanteeritud. See on nagu, et kas te ehitad üles oma võrgu VPN-ide põhiselt või oma private linkide põhiselt või teil on lihtsalt see Wild West seal internetis. Kui sa küsid nüüd ärimudeleid, siis näide Eesti kodust. Estfeedi projekt, tark elektrimõõtja. Kohe-kohe me saame kõik seda katsuda. Meile öeldakse, millal on kasulik pesumasinat tööle panna. See on üks meile näide. Ei öelda, masinatele öeldakse. No, minule, minu kodule öeldakse. Mina ei taha teada, ma tahan, et mul on nagu õigel ajal elekter ostetud. Sest mul on ükskõik, millal see pesumasin käima läheb. Aga ma tahan, et see oleks mõistliku kuluga. See on üks näide. Ehk siis tegelikult võiks öelda, et kaugloetava energia kujul võib see asjade internet tegelikult juba inimeste kodus olla. No, see on üks näide, et me kasutame targalt ära seda infot, mis meil on ja me suudame kaugelt seda juhtida. Ma lisaks juurde, et mitte kaugloetav, et see ongi natuke nagu ütleme arusaamade erinevus siin, et mitte kaugloetav see voolumõõtja, vaid voolumõõtja, mis annab infot selle kohta, kui palju meil tarbitakse ja samas saab ka infot selle kohta, mis on hetkel elektri hind ja annab infot kodus kõikidele seadmetele, mis on hetkel elektri hind. Ja vastavalt sellele sa ütlesid, et sul ei ole vahet, millal pesumasin tööle läheb, vahel on. Kui sul on ikkagi ma ei tea, kui pesu on must ja sul on hommikul neid riideid vaja, eks ole, siis see, kui ta järgmine päev tööle läheb, kui elekter odav on, see ei rahulda meid, eks ole. Et kui ma ütlen sellele pesumasinale, et see pesu peab olema pestud selleks ajaks, jah, ta saab valida, millal on see kõige odavam elekter või ennustatavalt kõige odavam elekter selles perioodis, seda küll. Aga siis ongi, et läbi interaktsiooni siis minu ja selle elektrivõrguga siis see pesumasin otsustab, et millal see pesu tuleks ära pesta, eks ole. Et suure tõenäosusega et see oli arvatavasti hea ennustus, et need kohad, kus me saame kokku hoida, need, kus see sääst tekib, need on tõesti võib-olla esimesed rakendused, mis me koju tulevad. Ja? Või teine näide. Eestis on palju elektriga kütjaid. Päeval kallim, öösel odavam. Kui sinna selle elektrikatla kõrvale teha üks energiareservuaar, salvesti, lihtsalt suur veepaak ja kütta seda vett siis, kui elekter odav on ja elada see päevane kõrge hinna aeg üle, et jälle öösel kütta. Klassikaline näide. Ma võiks tuua sellise üldistava näite, et kui Google on võib-olla isegi sellise rahakotiga, et ta ei tunne valu, kui ta isegi kaotust teeb, aga ta peab selle positsiooni võtma tuleviku suhtes. Aga see on Hal Varian on nende peaökonomist ja on olemas üks seadus ka, Variani seadus. Ja tema ütleb, kui sa tahad tulevikku näha, siis vaata seda, mida rikkad hetkel saavad endal lubada. Ja nad saavad näiteks lubada, et ma ei pea poodi minema. Näeme siis, et mingi aja jooksul meil siis tekkis ka niisugune e-kaubandus, et lahendati see probleem ära. Rikas ei taha kodus, ma ei tea, sellise utilitaarse tegevusega tegeleda, et koristamise, arvete maksmisega ja see laheneb ka ära. Ja need on need protsessid, inimliku sellise ürgse vajaduse asjad, mis ühel inimgrupil on võimalikud, neid lahendatakse kõige peale, et tegelikult küsimus on motiivis, et mida me tahame saavutada. Ma lisaks ühe nagu sellise hoiatava näite juurde, et sa ütled, et ei taha poes käia, eks ole, aga hoiatav näide, maailma suurim startupi failure oli Webvan, mille sisuks oli see, et nad toovad sulle toidukaubad koju ja sa tellid interneti teel. Aga nad tegid seda liiga vara
ja tänu sellele nad kukkusid läbi. Et noh, see ajastuse teema on siin ülikriitiline, eks ole. On kindla, jah, et sa ei saa edu omada ilma vigu tegemata, et me ennem isegi siin väljaspool rääkisime, et selleks, et nutikat, ma ei tea, elektrilampi saavutada, et me peame terve hulk elektrilampi ebaõnnestuma, et samamoodi nende puhul oli see last mile oli see, mis oli kriitiline, et nad ei teinud seda ära. Aga vaatame nagu positiivset maksimumi, et okei, et hästi palju tehnoloogia, arvutid räägivad üksteisega, ei tohi sõltuda ühendust. Okei, väga, see on kõik tehnoloogia, aga mis see nagu päriselt on, kas meil kuritegevus langeb või eluiga pikeneb või me hoiame hästi palju elektrit kokku või mis me nagu niimoodi tervikuna sellest asjast saame, et praegune internet on äriprotsesse kiirendanud, inimesed toote oma hinda alla viinud, inimesi hästi palju lõbustab. Mis asjad internet teeb? Ma küsiks sult vastu ja siis ma lõpetan, kui olen kohe vait, saavad teised rääkida. Kui keegi oleks sinult küsinud aastal 70, mida internet meile head toob, kas sina või keegi teine maailmas oleks üldse osanud sellele vastata adekvaatselt? Ma ei otsigi vastust, lihtsalt prognoosi, lihtsalt niimoodi, et las pimedasse. Kui sa küsid, et mis head me saame, siis mõnes mõttes paar näidet. Kui täna on mitmed protsessid graafikupõhised, minul viiakse prügi ära igal teisel neljapäeval. Sa tead seda? Ja ma tean seda. Sa oled vaene veel. Aga viiakse ära siis, kui see auto mööda sõidab. Selle asemel, et tulla siis, kui mul vaja on. Vahel mul on seal pool täis, vahel mul on seal natuke rohkem, vahel on hoopis vähe. Et kui täna me üsna palju asju käib graafikupõhisena, siis nüüd on meil võimalik teha seda täpselt vajaduse põhisena. Me kulutame oma igapäevaseks toimimiseks oluliselt vähem. Ja ka see on hästi lihtne mustkunst öelda, et me kulutame vähem. Tegelikult me automatiseerime protsesse, lisades selles protsessi ka ebakindlust, et tegelikult need uued probleemid, mida me täna ei näe, me ainult fantaseerime nende lahendustega, mis tekivad. Aga me ei fantaseeri nende probleemidega, mida me ei ole üldse kogenud. Ja tegelikult võib see nähtus sulle muutuda kallimaks ühe kriitilise vea tõttu, ehk me näeme, need vead eskaleeruvad ja muutuvad ohtlikuks, aga see, mida me tõesti praegu tarbime kõvasti, on lootus tulevikule, et meil on töökohta, mul on mõtet nagu õppima minna, arendada seda tehnoloogia poolt, kuna see on hetkel sellise progressi narratiivis väga olulisel positsioonil, et mida ma lastele ütlen, mida sa õpid. Õpi IT-d, kuna see Internet of Things on väga vägev värk. Aga et siis lõpuks, kui see Internet of Things käivitab, ma ei tea, tuumapommi kontrollimatult kogemata, vups, juhtus nii. See on juba sellest teemad, et mis kõik kullub saab minna. Järgmine blokk, aga me tarbime seda tuleviku lootust suuresti. Ma olen nõus, selgelt, siin on seda vahtu on sees, et mis kõik saab. Kui siia see võimaliku riskikoefitsient ja kulu peale panna, et mis selle riski maandamiseks vaja on, siis see võib-olla ei ole nii ilus enam. Aga riski poole pealt, sorry, ma ütleks vahele, et praegu, ma ei tea, mis auto sul on, aga paljudel autodel on elektrilised pidurid, eks ole, täpselt sama ohud, ei ole mingit vahet, aga seda autot sa usaldad ju, eks ole. Aga nüüd tulles tagasi eelmise teema juurde, või see, mis sa välja tõid, eks ole, et inimeste elu läheb lihtsamaks, eks ole, mida õppimine, okei. Aga omakorda, mida IoT tähendab või asjade internet tähendab, on see, eks ole, et jällegi tegelikult meie jaoks lähevad asjad lihtsamaks. Meie ei pea ise nii palju vaeva nägema ja kaotatakse ära jällegi töökohti, eks ole, mis on natuke võrreldav tööstusrevolutsiooniga, eks ole. Kui automatiseeriti inimeste see, ütleme, füüsilise töö vajadus läks väiksemaks, eks ole, et see toob omakorda palju uusi väljakutseid, eks ole, et mida need inimesed teevad ja kuidas need inimesed nende süsteemidega interakteeruvad ja veel leiavad mingi mõtte selle juures, eks ole, et me neid asju liialt ära ei automatiseeri, et pigem tuleks nagu vaadata seda poolt, eks ole, et kus on see tasakaal selle inimeste, tegelikult jällegi, et see üks kontseptsioon, mis siin on, et kui me räägime asjade internetist, see on nagu süsteemide süsteem, eks ole, tegelikult selle süsteemi üheks komponendiks on ka inimene. Ja et milline on siis see tasakaal nüüd nende bioloogiliste ja tehissüsteemide vahel selles süsteemis ja kuidas neid ülesandeid siis jagada. Et ma arvan, et need on need päris huvitavad väljakutsed, mis seal on, eks ole, et millised ülesanded me jätame inimese peale, millised ülesanded me jätame masinate peale ja kuidas need siis koos ühiselt siis töötada saavad. Aga see eeldab tegelikult, et meil on olemas üks valgustatud diktaator, kes ütleb, et mida inimene tohib teha, mida masin tohib teha. Aga me näeme, et protsess on see, et võetakse inimeselt, inimene on laisk ja ta optimeerib oma hetke probleeme. Kahjuks see nii on. Ja lõpetab sellega, et lõpuks ta ei pea isegi millegi peale mõtlema, et ta vegeteerib, lihtsalt on ajukausis, et kus on toit ja lahus ja kerge signaal jookseb sisse, et tal on mõnus olla, aga teda kui inimest enam ei eksisteeri. Asjade internet võimaldaks seda tekitada.
seda on räägitud juba aastakümneid. See on positiivne pool praegu, me jõuame negatiivne. See ongi positiivne. Kujutad ette, sul ei ole mingeid kohustusi, sa lihtsalt hõljud selles vedelikus ja sul on ainult naudingud, eks ole. Ja vahetad Matrixi seeriat ainult. Korralik ulmepaneel. Ei, okei. Pigem ma tulen tagasi korra selle juurde, et mis see head toob, et noh, et kui mõelda nagu meie enda ümber toimimist ja võib-olla ka nagu ärimudeleid, et ma rääkisin sellest, et nii-öelda graafikupõhised asjad muutuvad vajadusepõhiseks. Kui täna me peame mingisuguse tegevuse tegemiseks minema kohale, siis edaspidi meil on seal tark masin, mis võtab ise otsuse vastu, et ma ei tea, panna lambid põlema, sest täna on pilves ilm või panna lambid põlema, sellepärast, et me kuulsime, et kiirabiauto hakkab tulema. Või midagi, mida me kaugelt saab teha ilma, et me peaks kohale minema. Ja see on midagi, mis võimaldab meie enda elu paremaks teha, tööstustele olla konkurentsivõimelised, tagades väiksemaid kulusid. Veel üks näide, mis muutub, on see, et me täna üsna tihti teeme otsuseid selle põhjalt, et meil on tehtud mingi mõõdistus. Ma ei tea, mõõdeti, kui palju on reisijad jaanuari 2. nädalal sellest kellast selle kellani ja sellega pandi graafikud käima. Nüüd me teeme täpselt iga päev, kui palju meil inimesi on. Me suudame teha selle teenuse oluliselt mugavamaks, sest meil on olemas igal hetkel, mis on see tarbimine. Või milline on meie õhusaaste praegu igas punktis? Ma olen sinuga nõus täiesti, aga ma natuke ütleks siia vastu, et see jah, meil on parem info, eks ole. Ja see on see, mille põhjal on võimalik häid otsuseid teha, aga üks nagu dimensioon, mis siin on see, et mida see asjade internet meile võimaldab, et tõesti me saame sel hetkel, kui meil otsust on vaja teha, me saame sealt keskkonnast või sealt, kus need tegevused toimuvad, me saame sealt seda vajalikku infot, et see on siis kontseptsioon, mis on siis välja töötatud tegelikult algselt militaarrakenduste jaoks on data to decision. Meil on vaja teha mingeid otsuseid, me ütleme, mis infot meil selleks vaja on ja meil on seal väljas on mingid seadmed ja masinad, mis suudavad meile selle info kohale tuua. Ja selle otsuse võivad teha ka teised masinad. Et näiteks seesama pesumasin, data to decision, ta saab keskkonnast selle info, mis sul vaja on selle otsuse tegemiseks ja sinuga, sina oled osa keskkonnast, siis sa teeb selle õige otsuse, eks ole. Või kui me näiteks planeerime busside graafikuid või me planeerime oma linna liiklust, eks ole, me saame selle info, mis meil vaja on. Meil ei ole tegelikult iga päev seda infot vaja. Kui me oleme teinud otsused selleks, et kuidas me nüüd selle linnade või selle mingi linna teevõrgu ümber ehitame või foorigraafikud ära muudame, siis me ei hakka homme seda otsust muutma. Me korra kogume see info kokku, me saame selle kätte ja me tulevikus ka kogume seda infot. Aga seda infot on vaja koguda just selleks hetkeks, kui meil seda otsus on vaja teha. Data to decision. Ja see on, aga jah, see läheb oluliselt õhemaks. Võib-olla ei pea igas situatsioonis iga hetk mõõtma, aga põhimõtteliselt, kui täna meil on olukord, et me nagu üle pika perioodi võtame mingi sampli ja siis ütleme, et nüüd on nii, siis see asi läheb oluliselt paremaks. Okei, Lauri, aga kui sa tead ilma saastumise kohta erinevates kohtades midagi, et mida sa siis teed? No, ei lähe õue. Ei lähe õue, aga mis otsus see on? Mitte selle Porsche siis. Aga just, et me loome sellise illusiooni, et mida rohkem meil on andmeid, et korjake meile andmeid kõhu alla, siis ma olen parem otsustaja. Aga me näeme tervishoiusüsteemis, et tegelikult see tõenduspõhine meditsiin ei anna sulle paremat diagnoosi, ta annab sulle rohkem diagnoose selle sama sümptomaatika baasit, et mis see lõpuks õige on, et kõik ei osutu. Lõpuks on meil ainult Dr. House, kes oskab öelda, et mis see õige on. Et me loome sellise mehhanistliku illusiooni ja tõesti sõjaväest tuleb see system of systems, kus meil on tõesti, et lõpuks on päästikuvajutus, on see mustvalik digitaalne otsus. Et sõdur peab ka ühe randiga peas olema, et ta peab ainult sisuliselt olema nagu selle ahela pikendus. Aga see rikas keskkond, mida me nimetame inimlikuks eluks, et see on nii palju ennustamatu, et me loome tõenäoliselt illusiooni, et see ei tee elu õnnelikumaks, vaid piirab vabadust. Ma toon sulle näite. Reaalne ärimudel. Michelin toodab traktorirehve. Teadupärast suured rehvid, hästi kallid. Nad panid traktorirehvi sisse sensori, mis mõõdab mustripaksust. Ja ütlesid, et seal on selline loogika, et kui mustrist kulutada ära kuni pool, siis on võimalik traktorirehvi 4-6 korda taastada. Kui kulutada ära rohkem kui pool või päris siledaks taastada, siis ei saa midagi enam teha. Selle asemel, et müüa neid rehve, nad rendivad neid ja uus rehv pannakse teele siis, kui pool mustrist on kulunud. Ehk reaalne, nüüd seda sama asja... Piimapoes on ka sul tegelikult, et piim läks kassast läbi juba seal kuskil lehma hakatakse rohkem lüpsma. Et see on see ahel ja seda sama mudelit sa kasutadki, et sa lahendad neid väikseid probleeme. Aga ma soovitan vaadata, et Ladies Home Journal on mitte eelmise, vaid üle-eelmise sajandi vahetusel paluti ekspertidele ennustada, et milline on elu aastal 2000.
enamus ennustusi on, et kärbseid on vähem, et siis oli see nagu probleemiks, et metsloomasid on vähem, et tänavad liiguvad ise, et hobused on, auto maksab sama palju kui hobune, et need olid need horisondi probleemid, mis seda hetke nagu ümbritsesid ja keegi ei näinud seda murrangut ja see üks asi, mida mõned sellised vaatlejad ütlevad ka, et me mängime väga lühikese mid-distance ennustustega, kuna me ei julge teha seda pööraselt teistsugust ennustust. Et elu muutubki dramaatiliselt. Me ei oska ka. Õige. No, väga lihtne nagu küsimus. 5 aasta, mitte 5 aasta, 10 aasta pärast on sul võimalik valida, kas võtta tavaline auto või isesõitev. Tavaline auto või isesõitev. Kumma valiku sa teed? Väga raske dilemma ausalt öeldes. Sa võiks küsida, et kumba firmasse ma investeeriksin oma, 1000 eurot. Täpselt samasugune probleem, et inimesed kindlasti ei ole valinud ühte ega teist. Ma mäletan ühte soomlast, kes autotehnoloogiaga tegeleb. Tema käest küsitakse, et millised autod sõidavad Soomes 10 aasta pärast. Ta ütleb, et vaata, et Soome autopark on keskeltläbi 9,4 aastat vanad. Need autod, mida sa praegu näed, sõidavad. Aga meie illusioonis on see, et siis tuleb kohe iseliku auto, et homme astun sinna sisse ja hakkan 20 aastat tagasi ennustati, et me kõik lendame praegu või 30 aastat tagasi. Kõik on lendavad autod, eks ole, ja sa ei peagi midagi tegema. Ma arvan, et ka selle isesõitu auto on päris pikk tee veel, eks ole, aga see on muidugi kõrvaline teema, eks ole, et kas meil on üks näide, see on üks näide. Samas see asi võib-olla ei tule kohe nii kardinaalse muudatusega, aga see, et maantee peal auto hoiab ise nagu, rekka täna, võtate Scania, võtate Volvo, olen rekkajuht uutel mudelitel, paneb ise joonte vahel, hoiab rooli. Ise hoiab kiirust, mitte ainult nagu... Ma arvan, et mis muutub, on usaldus tehnoloogiasse ja seega, seesama pesumasina näide või rekka näide, eks ole. Kui ma ütlen sellele masinale, et tee midagi, et ma siis usaldan, et see masin ka seda teeb, eks ole. Et hetkel ma võib-olla tahan veel midagi kontrollida, aga siis on see, et me annamegi mingid ülesanded üle masinatele. Nagu näiteks praegu on enamikel autodel vist ABS, eks ole, või vist kõikide tänaval, ma ei tea. Et me usaldame, et me võib-olla ei käi võib-olla nii palju libedasõidu koolitusel, eks ole. Et me usaldame seda, et see auto teeb seda meie eest. Ja me usaldame seda, et see pesumasin peseb, et see rekk hoiab ennast selles vahes ja nii edasi, eks ole. Et see on natuke nagu siis see mindshift, eks ole. Kas sa usaldad, et sa sõidad autoga tee peal ja auto on absoluutselt tohutu palju sensoreid, teest tuleb iga tohutu palju informatsiooni ja siis on dilemma autole, et kas sõidan sellele autole sisse, seal saab 2 inimest surma või sõidan vasakul väiksest lapsevankrit lükkavast temast üle. Muidugi ma usaldan, siis vastutus ei ole minu oma. Aga see on lahendus. Ja kuidas see kohtus laheneb? Kohtus ei lahenegi. See on üks probleem, miks me ei saa ise sõitvad autosid. No jah, just. See on hea koht, kus minna selle järgmise lõigu juurde, kus on nagu probleemi kohad. Siit üks kerkis üles, et kui süsteemid otsustavad ise mõõtes andmeid, olles eelprogrammeeritud, midagi kehvasti läheb, kes vastutab? Väga suur probleem, miks praegu lennukid ise ei lenda? Reisilennuk võiks terminalist kuni järgmise terminali kõike ise teha. Miks ta ei tee seda, kes vastutab? Piloot on see, kes lõpuks selle lõpliku vastutuse võtab, eks ole. Me ei taha masinale anda vastutust, me tahame inimest nagu maha trampida. Ei, legaalsed küsimused on samuti, mitte ainult eetilised moraalsed, vaid ka legaalsed küsimused. Ja ma käisin, Silicon Valley's on üks selline isesõitvate autode grupp nagu, või nagu entusiastide grupp, eks ole, ja seal oli sama arutelu, eks ole, et mis siis nüüd saab ja siis mõned püstitavad hüpoteesi, et ega ei muutugi midagi, eks ole. Kindlustusfirmade ärimudelid muutuvad, eks ole. Suuremaks? Ei, statistiliselt õnnetusi toimub vähem, sest tegelikult lennukites, mis põhjustab õnnetusi, on inimese viga, eks ole, mitte 99% juhtudel või mis iganes protsent, enamasti on see inimese viga, eks ole. Õnnetuste arv statistiliselt väheneb. Kindlustusfirmade elu muutub lihtsamaks tegelikult. Ja tegelikult, ja see nende väide oligi, et ärge muretsege selle pärast, eks ole. Sest tegelikult on õnnetusi vähem ja õnnetusi ikka juhtub, aga mis siis on, kui juhtub, eks ole. Et inimesed saavad praegu surma, siis saab vähem inimesi surma. Ja ongi kõik lihtsalt, eks ole. Lihtsalt vaidluskeisid on keerulised, ei ole palju tehnoloogiat tuleb sisse, muu midagi. Emotsioone tuleb ilmselt sisse, et kui me kirjeldame seda sama näidet, et kus auto peab otsustama, et kumma inimesed ära tapab selleks, et siin juhina ellu jätta. Ta ei lähe üldse nii kõrgele tasemele, ma kardan. Ei, aga inimesena me peame tegema praegu see auto teeb selle otsuse ainult selle info baasil, mis tal on ja ainult selle tasemeni, mis tal on. Keegi ei pane sinna autosse sellesse otsusprotsessi inimeste, surma saavate inimeste arvu nagu kriteeriumina. Ma arvan, et see otsusprotsess lõpeb palju madalamal tasemel. Ja seega on see, tähendab, mis see tulemus siis on see, eks ole, et jah, juhtus see õnnetus ja tegeletakse tagajärgedega. Et näide on ka see, eks ole, et autotööstuses ükski autofirma ei näe vaeva, et teha 100% veavabu süsteeme.
teatakse, et seal on vead sees ja odavam on maksta nende hukkunute omastele kompensatsiooni, kui see, et teha veavaba autosid. Kui see tõestatakse kohtus ära, et tõesti see oli autofirma süü, et need hukkunud siis tekkisid tänu selle autofirma veale, eks ole. Siit tekib minu arust see teine see asjade interneti, kus varjukülg hakkab paistma, et ei ole varjukülg. Mitte varjukülg, aga pime osa on. Ala, millega tuleb tegeleda, millest väga palju ei räägita, et kui kõikides asjades läheb internet sisse, mul on siin üks lambipirn, millesse on ka internet sisse pandud ja mis mängib muusikat ja kõike muud siukest, et see on lambipirni insener, kes selle tegi. Ta ei tea internetist väga palju. Et siis teeb boilerimees teeb interneti oma asja, automees teeb interneti oma asja ja siis tulevadki järgmised probleemid, kus internetist häkkerid käisid ja murdsid maha, sest et nemad teadsid internetist rohkem. Et siit tekivad kõik need probleemid, et kui me järjest rohkem seome oma elu niisuguste asjadega ja see esimene laine nendest seadmetest ei ole nagu veel neid valusi läbi käinud, et kuidas te näete, et sellega nagu see elu sind hakkab toime tulema, et ma lähen poe leti taha, vaatan erinevad asjad, ma tahan osta interneti mingit seadet, on see siis boiler või auto, mis iganes. Kus ma aru saan, et millest ma nüüd võin osta, millest mitte, kus on mingigi mehhanism, mis tagab seda, et seda nüüd maha häkitamal? Ma ei usu, et inimene teeb ratsionaalseid otsuseid, et üks hulk teeb ju ratsionaalsed, aga ta teeb selle emotsionaalse, siis tekib see moori sükane kuristik, et esimest entusiastid võtavad, osa löövad varba ära, osa need, keda see ei morjenda. Ja siis tuleb meid kuidagi ülejäänud tarbijaid tuleb meelitada üle, ütleme tootjad tuleb meelitada üle selle kuristiku tegema, et kas ta teeb ikka seda toodet ka või mitte. Et ma arvan, et me oleme suuresti emotsionaalsed ja me ei vaata neid tagajärgi. Nii nagu sa ütledki, et autode puhul ka, et lõppude lõpuks keegi kuskil väga külma kõhuga kalkuleerib, et kas kaitsta inimest või kaitsta autofirmat ja lõppude lõpuks see bottom line, kus on palju rohkem investeerijaid, see läheb sinna kanti. Teine võib-olla näide on selle sama lambiga seoses, või selle laadsete asjadega seoses, et see mõju, mida saab häkker teha füüsilise keskkonnaga, läheb oluliselt suuremaks. Üks näide, mida me oleme siin ennist arutanud, on nutikelladega. Et ütleme, et meil on vanuritel jagatud välja nutikellad, mõõtmaks nende erinevaid füsioloogilisi parameetreid. Ja meil kõik jookseb kokku ühte kesksesse kohta ja juhuslikult see saab olema häkitud. Aga midagi paha ei tehta. Lihtsalt igale pulsi sagedusele, mida mõõdetakse, pannakse 5 punkti või 5 lööki minutis juurde. Linna peal vilkurid sõidavad. Karauul. Ehk see, mida saab muuta, mõjutada, nii-öelda jama tekitada, on tulevikus oluliselt suurema skaalaga kui täna. Et see, et mul nagu kodus pesumasin nagu rikki läks, no see oli üks, aga kui korraga kõigil läheb, mis me siis käime mustalt või? Et see mõju on oluliselt suurem. Teine häda, mis sellega tekib, on see, et kui täna on leitud vahendid, kuidas meie arvuteid, telefone nagu uuendada, suhteliselt piinarikas. Aga mõelge nüüd, meil on olemas sensorid, mis võtavad meiega ühendust korra nädalas. Ja võib-olla see nädal ei õnnestunud ühenduse võtmine, tuleb järgmine nädal eetrisse. See aeg, mille jooksul me neid suudame üldse hallata, muutub kohutavalt suureks või oluliselt pikemaks. See, et me nüüd nagu saame Apple'i telefonidele täna õhtul update'i, 80% teeb seda, on oluliselt lühem aeg kui see, kui me oma sensorid seal põllu peal nagu uuendama hakkame. Võib-olla räägiks siia juurde, et minu arvates see situatsioon nagu nii hull ei ole, et häkkerite puhul on ju samuti, et ega nende puhul on ju see, mis neid motiveerib, on raha ja seal on ärimudelid, eks ole, et küsimus on see, et on ilmselge, et selleks, et nüüd midagi häkkida, peab olema teatud tehnoloogiline kompetents. See, mis iganes, script-kidi, eks ole, kes võib-olla nalja pärast üritab sinu toas mingit lampi põlema panna või midagi sellist, eks ole. Temal suure tõenäosusega ei ole seda tehnoloogilist kompetentsi, et seda tegelikult teha, eks ole. Ja nüüd need häkkerid, kes tõesti suudavad seda teha, nende jaoks ei ole seal ärimudelit. Et kuidas tema selle pealt teenib. Et tõesti, terroristide jaoks on seal tõesti. Aga terroristid vaatavad pigem võib-olla tuumajaamu, pigem elektrisüsteeme, mida siis maha võtta, eks ole. Ja seda nad saavad juba täna teha. Need asjad on juba täna interneti ühendatud.
ja seal on kindlasti turvaauke ja nemad saavad juba täna neid rünnata, eks ole. Et see nüüd, et meie kodudesse tullakse, jah, seal on kindlasti mingi tõenäosus, aga mis on see ärimudel seal taga, miks nad seda tegema peaksid? Et seda, need, ütleme, ohud tekivad tõesti jah, kui need seadmed hakkavad omavahel tegema arveldusi, kui nad teineteisele hakkavad maksma. Aga nüüd see on koht, kus tõesti tuleb leida süsteemid, eks ole, mis võimaldavad seda masinate vahelisi neid makseteenuseid teha turvaliseks ja see on juba järgmine samm. Aga ma arvan, et see on peale seda, kui esimene samm seda tehnoloogiat on rakendatud, ütleme, esimene põlvkond on rakendatud, esimesed probleemid on leitud ja need asjad on turvaliseks tehtud. Aga vaatame teist poolt, et üks pool on see, et nendest midagi äkitakse maha, tehakse katki nii edasi. Teistpidi asjade internet võimaldab hästi suurt andmete hulkade kogumist. Inimeste kohta need saavad näiteks pulsid, sinu aktiivsus, millal sa kodus oled. Seda tegelikult saab ju juba praegu elektritarbimise järgi mingigi loogika järgi aru. Et hästi ruttu tekivad üles privaatsuse küsimus, et kuidas need andmeid kaitstakse ja nii edasi, et kellele teie arvates üldse need andmed kuuluvad, mis kogutakse? Inimkonnale, ega siin on jube raske jagada seda kuidagi teisiti, et tekivad andmeid ka seal, kus ma oma andmeid kaitsen. Ütleme, kas Facebookis, mul Facebooki kontot ei ole, aga ometi liigub sinu pilte ja kõike muud pidi tekitatakse ja siis tekitatakse sünteetilisi andmeid, kus sinu andmete najal järeldatakse veel midagi sinu kohta, mis võivad on õige, mis võivad on vale. Et tegelikult sa ei ole omanik, aga sa oled inimkonna liige ja siis sa oled mures selle pärast või vastutad selle eest ühise jama kaudu. Et päeva lõpuks loetakse kas raha või elusid, et see on see, kuhu me mingil hetkel välja jõuame, aga see on nii aeglane protsess igapäevaste probleemide kõrval, et me tegelikult tegeleme nii pika horisondiga, lihtsalt ei taha toimetada. Ja seetõttu näed, kuivõrd kaua on räägitud, ma just on telemeditsiini taustaga, et kuivõrd kaua on räägitud sellest, et kellele siis kuuluvad tervishoiuandmed. Ja tänase päevani ei ole see asi nii klaar, et keegi oskaks vastata jah või ei mustvalgelt. Ma lisaks võib-olla see juurde, et tõesti, et ega tänapäeval me oleme, kõik meist on alla kirjutanud, ma ei kujuta ette, võib-olla mingi 100 lepingut, kus me anname kellelegi mingi õiguse oma andmetega midagi teha, eks oma andmeid töödelda, eks ole. Ega me tegelikult ei tea tänapäeval ka ju, kuidas me tegelikult seda lubanud oleme või mitte. Ja ma kardan, et need asjad jäävadki nii läbipaistmatuks, et ega meil selget arusaama ei ole, mis meie andmetega juhtub ja kuidas neid kasutatakse. Hea oleks loomulikult, kui meil oleks kontroll selle üle, kui see oleks läbipaistev või oleks, et mul oleks nii-öelda minu andmete haldus mingisugune leht, kus ma saan öelda ja kus ma näen tegelikult, et millele ma olen allkirja andnud, kus ma luban oma andmeid kasutada ja kuidas, eks ole. Ja see on kindlasti oleks kellelegi väga hea startupi idee, eks ole, et tehke uus firma, ma arvan, et vähemalt $1 billion company, eks ole. Aga ma kardan, et siin ei ole mingit hõbekuuli, eks ole, ja ilmselgelt eks need ettevõtted, kes seda äri seal teevad, püüavad nendest andmetest omakorda raha teha ja see on meie asi siis vaadata, et millistele lepingutele me alla kirjutame ja millistele mitte, eks ole. Mina arvan, et me harjume sellega, et need andmed on avalikud. Me 15 aastat tagasi ei pannud oma suvalist infot Facebooki. Me paneme seda. Me ütleme, et okei, kõik teevad seda. Suvalist küll ei pane. No rahu. Rahvas paneb. Ja me oleme harjunud sellega. Teisest küljest on mingid on kohti, kus me oleme väga nagu kiivalt hoiame seda. Aga samas inimesed ise näitavad väga palju välja. Samas on kohti, kus, mis siis, kui avalik on? Mis siis, kui mul isiklikult on vanaema, läheneb 89-le ja kui oleks mingi masin, mis teda mõõdaks igal hommikul, et kas tal on kõik hästi. Ja kui need andmed on internetis, kuulge, niikuinii on ta nagu 3 aastat surmale võlgu. Vahet pole ju. 3. Mingid, pigem on see, et ma jumala hästi ei kukuks, mul oleks kõik korras ja kui kukun, siis tullakse aga see on okei. Ma arvan, et me harjume, meie enda mõtlemine muutub selles osas. Aga siin on üks ohtlik aspekt, kuigi praegu on aeg seksist rääkida, et üldse pole seksi teemad nagu puudutatud. Et Paul Krugman tõi selle näite, et on Nobeli preemia saanud, et ise ei pea välja mõtlema, et saad tema nagu näidet kasutada. Ütleb, et kuskil Rooma impeeriumi ajal, et kujutage ette, et on selline kõrgklassi paar on parajasti intiimsuhtes ja intiimsuhte lõppedes, siis naisterahvas heidab selili ja laseb lõdvalt käed sirutab välja. Ja 2 sekundi pärast ilmub kätte peeker jahutava joogiga.
ja siis see kaader läheb laiemaks ja seal on 4 teenrit, kes istuvad kogu selle aktsiooni ajal, on seal kõrval tegelikult neid vaadanud ja see kestis sellises kõrgklassis. Tema tõi just selle näite ka, et vaadake neid rikkaid inimesi, et nende vajadusi rahuldatakse kõigepealt, et rikastel oli vaja midagi juua saada, et ei pea ise voodist välja minna jääkapi juurde, et see lahendati ära, aga ta ütleb, et tänu sellele me rahuldume teatud privaatsuse loovutamisega, sest et me näeme, kellel on kodus koristajad, sekretärid, abilised, väletid ja kõik need uksehoidjad, autojuhid, nad teavad sinu elust niivõrd tohutu palju rohkem. Aga nüüd ja siis me võime öelda, et näed, et me saamegi ära harjuda sellega, aga probleem on selles, et nemad ei räägi sellepärast mitte kellelegi, kui ma maksan kinni. Aga nüüd, kui minust tekib andmeid ja need andmeid jõuavad, siin on kuskil, ütleme, Keskerakond või Oravate partei mingisugused hoova omanikud, siis nemad tahavad nende andmetega mind juhtima hakata, et nad võtavad mu vabadust ära. Ei, küsimus on ka see, et kas see, kes sulle selle joogikariku ulatab või kes sulle ust avab, kas tema omakorda selle peale oma ärimudeli ehitab, eks ole. Et tol ajal seda ei tehtud, aga tänapäeval tehakse selle peale uus ärimudel, eks ole. Et müüakse sulle eriti toniseerivat või tähendab, jah, müüakse sulle eriti toniseerivat jooki, eks ole, või avatakse uks eriti elegantsel moel või midagi sellist, eks ole. Et kas me seda tahame, et see on see vahe, ma arvan, jah. Ehk siis see ütelus, et kui midagi ei tasuta, siis sina oled kaup, peab kehtima. jah, kindlasti, et aga meil ei tasu nagu harjuda, et kindlasti me harjume mingite asjadega, me harjume haigustega ja me elame kauem, me harjume krooniliste haigustega ka ära, et aga me ei saa öelda, et see on hästi. Ja lõpuks tuleb see klõpsakas, mis on see kriitiline. Ma arvan, me peame olema nagu selles mõttes nagu kriitilise meelega, et mitte see, et vahet pole, et pigem kui vaadata ka nagu Facebooki, siis ma ei ole kindel, et kõik inimesed, kui nad teaksid, mida need andmetega teha saab, oleksid nõus neid jätkuvalt sinna panema. Et seal on osa nagu natuke ka teadmatus sellest, et mis järeldusi sellest teha saaks. Ma lihtsalt toon ühe näite. Pangad kasutavad krediidiotsuste jaoks Facebooki andmeid ja siis selgus, et uuriti, et kas su sõbrad mõjutavad. Sõbrad ei mõjuta, aga pildid, mida sa paned, mõjutavad. Et kui need pildid nüüd automaatselt läbi lugeda, mis seal on, siis me oskame täpselt öelda, kas sul saab raha anda või mitte. Kas sa hääletad erakonna 1 või erakonna 2 poolt? Okay. Nojah. Aga siit Facebookist hea küsimus, et publikust, et kes on lugenud ja käinud oma Facebooki andmete juhtimissätteid üldse nagu vaatamas või kontrollimas? Ikka on käed, väga hea. Rohkem. Nüüd järgmiseks küsin, miks? Miks te seal? See hea küsimus, mis teid ajas? Mis värk on, ei saa usaldada või? Kui publikult on küsimusi ka, siis võib julgelt märku anda, et teie arvamus on kindlasti oluline. Teeme küsitluse, tõstke käsi, kellel on kodus Internet of Things, kes praktiseerib mõne platvormiga? Üks käsi tuli sealt. 1, 2. Ja nüüd tõstavad käed, kellel on need kaugloetavad energialugejad. Rohkem. Teil on tegelikult ka mõnes mõttes. Sest et ei pea olema juhtimissüsteemi. Ei, loomulikult. Vaid kui juba andmed tulevad, on juba. Jah, on ka juba IoT. Okei. Rääkisime andmetest, rääkisime privaatsustest. Kas riik peaks mingi hetk sellesse valdkonda kuidagigi sekkuma, üritama mingit korda selles luua? Praegu me ütleme, et küll ta ise ennast umbes ära klatib. See on väga omapärane küsimus, et riik sekkub nii või teisiti, et võim tarbib andmeid ja informatsiooni. Et loomulikult, kuidas me defineerime riiki, et kas riik see ole meie või riik on need, kes riiki juhivad, et need, kes on ikka tüüri juures, need korjavad andmeid alastamatult ja risti ette ei löö, kuidas nad seda ära kasutavad. Ja kui nende olukord muutub ebastabiilsemaks, nad kasutavad nende veelgi rohkem meie vastu, mitte proaktiivselt. Et seni, kuni me lahendame andmetega mingit meie ees seisvat ühist probleemi, siis me stimuleerime kasvu. Aga kasvu stimuleerimine tekitab ka ebastabiilsust ja juhtimise suhtes seda halba tagasisidet. Ja see on koht, kus hakatakse siis reaktiivselt kasutama andmeid meie vabadusi piiravalt. See on siis nagu riigi ja kodaniku vaheline suhe, aga kuidas võiks tulla riik reguleerima näiteks kodaniku ja ettevõtte vahelist, näiteks seda sama andmete omandust või privaatsust või kas või millal võiks seda üldse oodata, mis kujul? Ega ei teagi, kas... Mis peaks juhtuma, et tuleks? Jamad. Inimkond ratsionaalselt ei ole käitunud, et me tekitame jamasid ja siis riik muutub mustvalgeks, ütleb ei või jah. Tavaliselt ütleb ei, et võtame ära, keelame ja piirame.
et see on kõige madalam common denominator, mida poliitiliselt suudetakse teha, et no keelame ära. Et aga midagi nüansirohket, kus keegi peab vastutust võtma, seda ilmselt ei juhtu ja seetõttu see riik on pigem ta on alati innovatsioonist ju taga. Riik ei tee proaktiivset tuleviku innovaatilisi lahendusi. No XD on reaktsioon olemasolevatele võimalustele, reaktsioon ka rahvastevahelise konkurentsile. Vaata, kuulame, mida meile öeldi, et me tahaks esimesed olla, aga juhul, kui sellega oleks kaasnenud mingi suur taak, mingi jama. Väikses riigis õnnestubki, ma ei taha minna sellesse e-hääletamise temaatikas sügavalt, aga see on turvaline seetõttu, et me oleme nii väike riik. Ei see, kuulge, väike... See on ohtlik teema. Ei, me räägime riigist, eks ole, et kas riik seda toetab või mitte, eks ole. Ta toetab poliitilise hüvena reageerides, et me peame ka midagi tegema. Ei no, tähendab, küsimus see, et sinu väide on see, et riik ei saa olla, kindlasti ei saa olla innovatsiooni vedur, aga riik ei saa nagu proaktiivselt toetada. Mina usun küll, et saab, et riik saab toetada selliseid uute tehnoloogiate kasutusele, näiteks XD kui sellise kasutuselevõtt, et riik loob raamistiku, kus on võimalik see, et ettevõtted vahetavad omavahel või organisatsioonid vahetavad omavahel otse informatsiooni. Et see on tegelikult, ja see ei ole ainult tehnoloogia, see on väga suures osas on see poliitika ja riigi tahe selle juures. Ja see on positiivne näide sellest, ma arvan, kus oli see tugi olemas, eks ole, ja tehti midagi ära. See, kas ja kuidas seda rakendatakse, on omaette teema, eks ole. Ja ma usun, et asjade interneti puhul on samamoodi, et riik saab seda toetada, et tekib võimalus sellise info vahetamiseks. Ja samamoodi kõik need uued ärimudelid, mis saavad tekkida läbi selle, eks ole. Et meil on võimalus turvaliselt infot müüa, infot osta läbi mingi raamistiku. Ja ettevõtted saavad oma ärimudelid selle peale üles ehitada. Aga selleks peab olema riigi tugi, sellepärast et see eraorganisatsioonide omavaheline lihtsalt usaldus, teatud maani on okei, aga see lõpuni ei tööta. Vaat, kui palju XD-d on üritatud teistesse riikidesse viia ja kuskil ta ei ole nagu väga haakinud. Seda ei saa viia, seda saab ainult osta. Seda ei saa viia, selles mõttes, et sa ei saa seda peale suruda. Samamoodi nagu sa ei saa, peab olema vajadus selle järgi, eks ole. Nõus, aga see on just see näide, kus ülejäänud riigid ei ole proaktiivselt tegelikult tulevikupoliitikat teinud. Meie oleme Eestis, vaatame Eestit. Ja, okei, jah. Meil oli ka võib-olla selles mõttes reaktiivne vajadus, meil ei ole mitte midagi. Ei, ta oligi poliitiliselt. Tühja koha pealt. Pane tähele seda aega, tuleta meelde, et oi, aga me peame esimesed olema. Et see oli suuresti väga oluline sõnum. Mitte, et me ei tahaks olla esimesed, aga ta on väga tühine sõnum. Ei, küsimus on, mis on turundus ja mis on sisu, eks ole. Me ei tea, mis oli seal see turundussõnum ja mis oli see sisuline sõnum, aga see on jällegi täiesti teine teema, eks ole. Aga internet oli seal sees. Okei, aga Eestis oleme siis niisugused proaktiivse riigina ja tahame esimesed olla. Mida riik peaks tegema, et asjade interneti teemas nagu siis kohe aktiivsemalt osa võtta või kuidagi seda eriliselt laine peale saada? Et kui ta nii globaalne laine on prognoositud tulema erinevalt XD-st, niisuguste süsteemide lainet ei olnud tol hetkel näha, ikkagi otsustasime, et oleme esimesed, läks päris hästi. Nüüd on globaalne laine IoT tulemas, kas siin peaks riik ka kuidagi aktiivsemalt kohe leidma viisi, kuidas sisse tulla? No, eks on huvitav sellepärast, et kui me midagi ei tee, siis Internet of Things ei jää olemata, et siis me oleme igal juhul kaasatud. Nüüd küsimus on tõesti selles, et kas me võtame mingeid suuri riske, et kui riskid aluvad me oleme, et kui me toome XD näiteks positiivse näitena, et õnnestus, siis kas järgmine õnnestub, et mitu õnnestumist ja mitu ebaõnnestust me üle elame. Aga seda tüüpi kultuursus, et me seda tüüpi vestluse üldse kanname, et mõnes teises riigis seda ei tehta. Et see on kindlasti, mis on Eesti nagu hästi positiivne osa, et me mõtleme, vestleme, diskuteerime läbi selle. Pigem ma arvan, võiks küsida niipidi, et mida riik saaks, kui ta võtaks kasutusele rohkem asjade internetiga seotud nagu tehnoloogiaid. Et kui XD-st oli juttu, siis XD tegelikult muutis riigi efektiivsemaks. Kirja saatmine ühest asutusest teisele ei pidanud käima enam paberi peal, vaid läks kohe elektrooniliselt ja vastus tuli ka kohe, ülla. Täpselt sama tegelikult saaks riik järgmise taseme efektiivsuse saavutamiseks kasutada neid samu riigi juhtimiseks, selle infra, mis meil siin ümber on, mida me kõik koos kasutame, selle paremaks juhtimiseks. Asjade interneti. On see siis, saame aru, millal on tee libe ja millal ta ei ole. Mitte ei avasta seda, et ups, nüüd on libe ja siis me oleme juba kraavis. Või on see mingi muu töö, mida me täna, küllikult nagu, kuna me ei oska teistmoodi, siis me raiskame seda ressurssi. Aga tegelikult saaks seda meie ühist ressurssi palju efektiivsemalt kasutada. Ja võib-olla see on see koht, kus Internet of Things võimaldaks tegelikult riigi halduses
meie infrastruktuuri halduses muuta oluliselt nagu paremaks. Ja Eestil on hea positsioon, et ta on väike, et alati öeldakse, et jube väike riik, et siin ei tasu midagi teha. Aga see, et me väike oleme, siis me saame need väikseid, ütleme, meie vead on ka väikese kaaluga ja me poliitiliselt suudame teatud asju paremini ära teha kui mõnes suuremas riigis. Et ega see alguse jutt, mis meil oli ka korra, et korraliku töötava lambi jaoks tuleb ikka 100 ebanestunud lampi ennem teha, et me kindlasti peame proovima. Aga et just, et see kultuursus oleks olemas, kus me proovime neid asju ära teha, aga samas see riik peab olema tolereeriv, ta peab aitama kaasa riskiga, et mingi riskifondiga kaasa tulema, aga teine, et ta talub neid vigu ka. Et meil mõnes riigis kasutatakse seda kohe mingi poliitilise võitluse vahendina ebaõnnestumisi. Aga et kui me oleme kultuursed, siis see IT eksperimenteerimine ongi meie eluviis. Et talume neid vigu ja tarbime seda upside'i või seda kasu, mis sealt tulemas on. Ehk siis Eesti on nagu võrreldes erinevate riikidega asjade interneti niisuguse eelõhtul või eelhommikul, kuidas iganes öelda, et päris heas positsioonis teie arvates või mis see positsioon on? Me oleme kõik sama joone peal ja nüüd on küsimus, et kas joosta kiiresti või aeglaselt. Et liikuma me hakkame. Kindlasti, mis on see, et on tegelikult see poliitiline tahe ja tugi ka selliseid asju kasutusele võtta ja neid rakendada. Et see, mis sa rääkisid, eks ole, riik kui tellija, eks ole, on üks pool sellest, aga teine pool on siis riik kui võimaldaja, eks ole, et riik võimaldab selliseid asju, et mõndades riikides näiteks meditsiiniandmete liigutamine või selline on nii rangelt reglementeeritud, et see ei ole üldse võimalik selliste tehnoloogiatega seda teha, eks ole. Et kindlasti Eestis me saame neid asju teistmoodi teha ja me saame neid uusi tehnoloogiaid kasutusele võtta ja me saame oodata ka, et kui on vaja sinna mingeid seadusandlikke muudatusi, siis seda ka tehakse, eks ole. Et see on kõik reaalne ja tänu sellele on võib-olla ka siis et ettevõtted saavad olla veidi julgemad, et nad ei pea vaatama seda praegust seadusandlikku raamistikku ja ainult selle piires tegutsema, või tõesti nagu vaatamegi ettepoole ja me saame minna rääkima oma seaduse loojatega, et kuulge, et siin oleks ühte või teist vaja teha, eks ole, et näete, et 20 aasta pärast me näeme, need asjad liiguvad sinnapoole ja meie saame selle juba praegu ära teha ja saame nii siis seda lubada neid asju, kui ka siis selle tehnoloogia nüüd siia turule tuua, eks ole. Et kui mõelda, et XT, mis riigis on väikese arvu paarsada riigiregistrite ühendamine. Aga ütleme, et nüüd kõik riigivarad on ühel või teisel viisil seotud. Me oluliselt paremini saame aru, kuidas need kasutatakse, mida tegelikult vaja on ja mida tegelikult vaja ei ole. Me ei näe seda täna. See riik võiks olla selles mõttes oluliselt nagu mõistlikuma kulubaasiga. Ja me võiks olla nagu etalon, nii nagu me oleme XT-ga olnud maailmale. Et kuidas sellist riiki, kus me kõik ühiselt nagu seda mõistlikult tarbime, saaks nagu arendada. Ma siiski natuke provokatiivselt tulen vastu, et ma tean suuri asutusi, mis ei ole väga jätkusuutlikult majandanud, aga nad on ennast krediteerinud segadusega. Et kui nad ei tea väga täpselt, milline seis raamatupidamises on, siis nad elavad aastast aastasse sellise segaduse arvelt, et krediteerivad sisemiselt ennast arusaamatuse najal. Ja kui mõelda siis evolutsioonile, et kas inimene on väga hea notika mõistusega, kas ta on väga terava kuulmise, haistmise, kõige muude tunnustega, tuleb välja, et ei, et me väga palju tajume valesti, mäletame valesti, et vead ei ole meile mitte olnud kahjulikud, vaid kasulikud. Et kui ma ennast ei petaks, et mul läheb paremini, siis ma arvatavasti ei julgeks hommikul voodist üles tõusta, et mul ei oleks abigaasat ega lapsigi, et ma olen tõenäoliselt luuser, et ma pean natukene rohkem arvama ja eitama neid potentsiaalseid vigu ja tegelikult mõttes me ei taha kõike näha. Ma olen sinuga nõus ja see on üks põhjus, miks XT sarnaste raamistike arendamine pole muudes riikides nagu hästi rakendunud. Seal on nagu isiklikud huvid. Üks asutus ei taha teiega tegelikult koostööd teha. Aga meie kui väike nutikas riik, olles oluliselt ratsionaalsemad kui muu maailm, siis me võiks nagu kokku leppida, et kuulge, me saaks nagu seda ühiskondliku hüve palju paremini tarbida, kui me ei peaks lihtsalt seda kellelegi ära maksma. Ei peaks maksu tõstma, vaid oleks väiksem kulubaas. Aga sa ei taha liiga tõhus olla, et see on see... Ei, ma saan aru, aga kui me XT tegime, siis me ütlesime, et teeme tõhusamaks. Siis me leppisime kokku, siis meil oli see power seda nagu teha. Nüüd me võiks olla ka natukene nagu julgustud, et kuule, me saame ju koos aru, et nii on parem. No ei pea kõike interneti paneme osa. Selge on ka see, et see võtab aastaid, see müügitöö võtab aastaid, müügitöö siis jutumärkides, eks ole, et selleks, et erinevate asutustele seda maha müüa
neid erinevaid ideid ja muuta neid ja loomulikult organisatsioonide muutmine ongi aeglane protsess, seda ei saa üleöö teha. Aga kui me midagi ei tee, eks ole, ega siis ka midagi ei juhtu. Ja sa ütlesid, et sa pead ennast petma, eks ole, arvama nii ja naa, aga äkki vahel sul ongi õigus. Äkki sa oledki kõige parem, eks ole, et me ei saa seda ju välistada. Okei, aga ma ei saa väga adekvaatsele protsessile oma elu üles ehitada. Sest et öeldakse ka, et kui on muutuv maailm, et kui sa oled väga tõhus, siis sa ei saa mitte midagi enam muud teha. Kui sa oled ebatõhus, siis seda ebatöhusust sa saad vähendada ja selle muutuvas maailmas väike kaos on vajalik, sellega on nõus. Väike kaos on vajalik selleks, et muudatusi ellu või üldse muudatused tekiks ja neid ka ellu viia. Ja see on ka selge, eks ole. Ja ma loodan, et me teeme suure kaose IoT rakendamisega ja see asi koondub siis kuhugi väga positiivsesse kohta, eks ole. Küsime publiku käest ka midagi. Publikult küsimusi. Kas oleks aeg lõpetada? Ei, meil veel aeg on. Julgelt. On kedagi? Ei, mitte küsi. Kas keegi tahab midagi vastu öelda? Jah. Oma arvamus välja tuua. Jah. Kõik on nõus. Ei, aga kellega te nõus olete? Et see on erinevad seisukohti. Noh, jah. Tehnikaülikool. Te räägite nüüd Internet of Things ja niisugust asjadest, aga mina mäletan, et umbes aastat 10, 20 või 25 tagasi oli machine-to-machine communications, man-machine communication. What is different nowadays? Mis see nüüd praegu teistmoodi siis on teil, sõbrad? Mina ütleks, et teistmoodi on mõned asjad. Kindlasti, mis on teistmoodi, on see, et nende seadmete arv on suurem, seadmete autonoomsus on suurem. Kui M2M ajal, või siis kui M2M, ütleme, see oli nagu selline kuum termin, siis oli see M, mis oli selles teises otsas või see masin, mis oli selles teises otsas, oli suhteliselt rumal. Ta raporteeris aeg-ajalt midagi tagasi. Mis nüüd juhtumas on see, et need masinad on palju nupukamaid, neid on palju rohkem. Ja me ei saa neid hallata enam keskselt ühest punktist, vaid need masinad peavad ise omavahel suhtlema intelligentselt siis hakkama saama selleks, et need süsteemid toimiksid. Ja kuna see masinate arv on suurem, siis ka see maailm muutub tänu sellele. Ja need masinad on kättesaadavad meile kõigile. Skaala on muutunud. Just skaala on muutunud, eks ole. Et mitte ei ole ainult, eks ole, et Coca-Cola need automaadid, kus limonaad välja tuleb, et need on ühendatud, eks ole, mingi keskserveriga, vaid ka meie pesumasin ja meie ahi või midagi muud on ühendatud siis mingite teiste süsteemidega. Et sisuliselt on tunginud tavaellu, et see, millest sa räägid, on ju tegelikult ettevõtlus. Et kus kasumi nimel masinaid tõhusamalt kasutati, aga nüüd meil on üha rohkem inimlikku probleeme, mida me tahame lahendada nende sensoritega. Ja see on see teistmoodi elamine. Korraks juurde. Vaat kuulasin seda juttu ja te eeldate, et need sensoreid, need on igal pool laiali puu otsas ja maa all ja ma ei tea, kus veel püksis ja särgis. Aga eks ole, ilm on neid täis ja nad räägivad ja nii edasi. Aga mulle tundus, et teil olid väga mures olite andmete pärast siin vahepeal. Ja ma arvan, et äkki te arvasite nii, et andmed on tsentraliseeritud. Kuskil on see suur tarkuse hunnik ja vaata, kui see äkker tuleb sinna nüüd selle tarkuse hunniku sisse, krapsab ja nüüd ta teab kõiki. Äkki on need andmed ka nii laiali, et ega see äkker vaeneke ei saa suurt sottigi, ta saab siit su jalanumbri kätte, aga ta ei tea su silmavärvi ja nii edasi. Ma arvan, et kas te selle jätsite vahele või käisin ma vahepeal ära sel ajal, kui te sellest vestlesite? Ei, sa nii targalt vastasid tegelikult, et arvatavasti meil on suur illusioon, et andmetega me lahendame asju ära, aga me üllatume, et see analüütika pool on nii kitsas bottleneck praegu, et tegelikult me ei suuda andmed analüüsida, seda kapatsiteeti, pelgalt analüütilist kapatsiteeti ei ole niivõrd palju. Ja teine on see, et mis on see alusmudel, millesse me need andmed viskame. Me väga vähe teame tegelikust maailmast. Et tahame toita küll andmetega oma otsustamisprotsessi, aga mis on see mudel, mida me sellega toodame, et seda me ei tea. Küsimus on ka selles, et see oli tegelikult väga õige kommentaar, et need andmed ei ole kõik ühes potis, kus neid kätte saab, eks ole. Ei ole nii, et häkker tuleb ja nüüd kogu selle analüütika selle peale teeb, eks ole. Aga potentsiaalselt on võimalik stsenaarium, kus häkker sinu mõlema jalanumbri ära mõõdab ja ka sinu südamestimulaatorist info mõõdab ja nii edasi, eks ole, aga see on nüüd väga, väga keerukas protsess loomulikult, eks ole, aga
ei, need andmed ei ole ühes punktis. Jah, nende andmete kättesaamine ei ole keeruline või tähendab, on väga keeruline, aga nendest andmetest mingi siis järelduse tegemine on omakorda veel keerulisem, eks ole. Andmete hulk on nii madala väärtusega, et nende agregeerimine muudab selles väärtuslikuks, et kellelgi peab tohutu motivatsioon olema seda teha. Et tavaliselt selleks motivatsiooniks on, et ma tahan kauem elada või tervemalt elada, et see on nagu üks näha, teine on, et ma tahan sellega businessit teha. Ehk siis need algandmed on väga paljude otsad laiali ja see on nii vähe väärtust on üksikul andmetükil seal, et see peab ikka väga palju seda ära pumpalt mingit järeldust teha, aga. No mis me siis pabistame selle vastu? Pole ju kole asi üldse, see polegi kole asi. Teeme ära. Okei, inimlikult me ikkagi millegipärast meil on hirm, aga kui saavad teada. Et kui me ratsionaalselt mõtleme, et nad on laiali, ilge kaos on ja kogu aeg tuleb peale ka, ilmselt kustutatakse ära ka vahepeal, mis siis on? Sirutad käe välja, saad jahutava joogi kätte. Aitäh, ma jäin rahule. Ma jätkan elu ja siin olemist. Okei, vaatan korra ettevõtluspoolt, et olgu, asjade internet tuleb nii või naapidi, päris kindlasti tuleb. Kui ma olen nüüd ühe ettevõtte juht, siis mis ma peaksin tegema, et kuhu suunda ma peaksin hakkama vaatama, kuidas ma peaksin oma ettevõtet hakkama ette valmistama selleks? Kas ma peaksin minema nüüd hästi kiiresti hankima endale kuidagi ühendatud autos oma autoparki või ma peaksin hoopis vaatama oma arendajuskambale otsa, kes mul tooteid arendavad? Mis need mõtted on selles vallas? Mul tuleb meelde, et Hal Ryan, seesama peaökonomist, ütles, et järgmise 10 aasta üks seksikamaid erialasid on statistiku eriala. Lihtsalt, et vaadata neid analüütikuid või ise ka seda, meil oli isegi seda mõtlemise viisi veel välja kujunenud, et kuidas uuele andmete olukorrale mõtelda. Aga et see on kindlasti ühe inimese kaasamine või selle kultuuri edendamine ettevõttes. Mina pakuks mingit sellist mõtteviisi, et ütleme, et teil on ettevõte, teil on seal mingi ärimudel, inimesed teevad, kuskil kaup tuleb, tehakse. Te võiksite küsida enda käest, et kui mul oleks mingisugused targad masinad ja ma panen need oma sinna protsessi, kuidas ma saaks vähendada tööjõudu, sest see on kulukas, kuidas ma saaks kiirendada oma protsessi, kuidas ma saaks vähendada vigu selles, kuidas ma saaks automatiseerides rohkem teades selle asja kohta, mis mul toimub, ma saaks mingisuguse täiendava teenuse luua. See on see, mida täna ettevõtjad mõtlevad. Et on olemas infrastruktuur, on olemas tehnoloogia, kuidas ma tänase mudeli, kas saan teha paremaks või saan teha ümber. Aga kes on sotsiaalselt vastutustundlik ettevõtja, see, kes vähendab kogu tööjõu ära, vaatab, kuidas saaks järgmisest töötajast lahti või? Luba mul sellele küsimusele mitte vastata. Okay. Et näiteks ma toon ühe näite. On selline initsiatiiv nagu Industry 4.0 või 4. tööstusrevolutsioon. Meil oli kevadel sel teemal konverents, mille loogika on siis see, et kui meil on mingi tootmisliin, täna on sellel tootmisliin, see masin konfigureeritakse, ma ei tea, mis iganes metallijuppi ta seal teeb, öeldakse talle, et sealt vasakult tuleb toorik sisse, teed aga sihukest operatsiooni ja toorik siis kukub siia kasti. Nüüd mõte on selles, et muuta see tootmisliin selliseks, et see tooriku küljes on retsept. Masin on tark, vaatab, sihuke retsept on väga teen ära valmis. Ehk muuta need seadistamise ajad oluliselt lühemaks, et mahud ei oleks nii suured. Muuta see sama liin tegema rohkemaid asju. Olla efektiivsem, et suuta võidelda selle muust maailmast, suurtest tootmiskeskustest tulevate odava tööjõuga riikidega. Tehes ise nutikalt, intelligentselt ja mõeldes nii, et see ei ole ainult mitte see, mis tehase sees toimub, vaid see, mis toimub ka kogu selles ahelas. See kuskil otsas on see nõudlus ja kuskil otsast hakkab mul see materjal sealt tulema. Mis siin vahepeal toimub? Kas väga palju täna tööstusettevõtted oma partneritega, kes seal samas ahelas töötavad, ei vaheta informatsiooni? Neil ei ole seda XD-d. Et ma teaks, ma saadaks isegi oma tootmisprotsessis tekkinud andmeid edasi järgmisesse etappi. Ma täiendaks seda, et ärimudeleid, seda ütles mulle üks Silicon Valley siis VC investor, et ärimudelid on 3 tüüpi, et on sellised ärimudelid, mis on siis, et meil on organisatsioonis on mingi probleem ja me otsime sellele probleemile lahendusi, et me näeme, et midagi on väga valesti ja me tahame midagi paremini teha.
Need on siis valuvaigiste tüüpi ärimudelid. Et meil on mingi lahendus ja seda võib ka siis nüüd IoT teha, eks ole, et me lahendame mingi probleemi ära. Siis on ärimudelid, mis aitavad midagi efektiivsemalt teha. Me praegu teeme midagi, aga nüüd me saame seda paremini teha. Näiteks koguda infot, milline on liiklustihedus, kuidas me kasutame mingeid ressursse või nii edasi. Ja need on siis vitamiini tüüpi ärimudelid, et me teeme midagi efektiivsemalt. Aga kolmas tüüp on sellised ärimudelid, kus me saame midagi teha, mida me varem ei teadnud, et me oleme võimelised tegema. Need on siis Viagra tüüpi ärimudelid. Et me üldse ei tea, et me oleme võimelised midagi tegema ja nüüd me saame selle tableti ja nüüd me oleme võimelised seda tegema. Ja ma arvan, et nüüd esimest kahte kindlasti on inimesed võimelised selle peale mõtlema, eks ole, et me saame siin mingi probleemi ära lahendada või siin midagi efektiivsemalt teha. Nüüd see, et kuidas rakendada IoT-d kolmandat tüüpi ärimudelite puhul, see on nüüd koht, mille peale on ise väga-väga raske tulla, eks ole, et seda nimetatakse innovatsiooniks, eks ole, et kuidas me teeme midagi täiesti teistmoodi. Ja kuidas nüüd selleni jõuda, ma olen skeptiline, et ettevõtted suudavad selle peale ise tulla, eks ole, mingid olemasolevad ettevõtted. Et tihti see on vaja väljaspoolt seda. Aga nende kahe esimese tüübi puhul on küll see, et mida me saame teha, on see, et me vaatame, mida me praegu teeme, mida me saaksime teistmoodi ja mida me saaksime paremini teha. Ja siis me saame välja minna vaadata, kas on mingi tehnoloogia, mis meil aitab seda teha, eks ole. Sest tegelikult tänapäeval on selle juba olemasoleva tehnoloogia võimalik päris palju teha, eks ole. Et tasubki fantaasial lennata lasta ja siis vaadata, et kas nende probleemide puhul, mis meil on võimalik nüüd mingit tehnoloogiat rakendada. Ehk siis esimene tase oleks teadvustada neid kolme mudelit üldse ja hakata vaatama, et kas mul on nendes vallas midagi, otsida kompetentsi juurde ja nii edasi. Just täpselt, jah. Ja kriitiliselt veel vaadates, et üks märksõna on veel product abandonment, et on see, et me ostame tooteid, kasutame, just ma näen seda selles spordimaailmast, et ostetakse neid pulsikellasid ja aku saab tühjaks, tuleb välja, et ei, ega see mul nii kasulik ei ole, et see paar päeva aku uuendamise protsess katkestab kogu selle tegevuse. Ja neid tooteid kukub raja kõrvale ja siis sa pead lihtsalt uue toote tooma. Et see on ka üks ettevõtluse viis, et see on selline hedonistlik ettevõtlus, et sa pead tagama uue toote. Et meil ei ole, mul on vana telefon ja töötaks veel tükk aega. Ma tajun ise, kuidas ettevõte siin kõrval üritab sinu ajukäärude vahel öelda, et see on sul nii vana telefon, et sa pead täiesti uue ostma, et keskelt läbi iga aasta uue mudeli ostma. Ei, aga muidu ei saa ju ettevõtjana sulle järgmist mudelit müüa. Sa pead samal kliendil hästi palju müüma, et seda see uus tehnoloogia võimaldabki seda teha, et ta inkrementaalselt natuke parandab mingeid võimalusi one bells and whistles juurde ja siis sa ei saa enam vanaviisi olla, et see on ka üks äriviis, ärimudel. Aga mida igal juhul ettevõtlusel on võimalik saada, see on see koht, kust on põhimõtteliselt võimalust leida nii kulude kui tegevuste kokkuhoiuks. Et pigem tuleks enda käest küsida, mida me selles konkreetses situatsioonis teha saame. Ja vaadata, kas see annab tulu või mitte. Seal on üks risk. On ka see, et mõni asi võib olla inimese poolt tehtuna oluliselt lihtsam, kui me seda nüüd automatiseeriks. Et ka see variant on, et mõne puhul me peame ütlema, et kuule, sorry, siin ei aita. Aga sellel on potentsiaali. See on siis, kui ma pigem nagu ettevõtte juhini kaalun, et kas ma peaks mingit IoT-tehnoloogiat oma tootmisprotsessi sisse võtma. Aga kui ma tahan arendada uut toodet, siis milliseid teadmisi ja milliseid oskusi siis ma peaksin oma ettevõtte satsima? Kui ma tahaksin IoT maailma nagu toodet lüüa, tunnen, et tuleb äge revolutsioon, tahan sisse minna. Kus pihta hakata? Jah, kus pihta hakata? Miksud inimesi, miksud oskusi? Kas ettevõtjana või üldse selle turul olles? Oletame, et ma ei tea, mul on 1 000 000 eurot vaba raha, tunnen, et ma tahaksin sellesse valdkonda minna. Miukse tiimi ma peaksin kokku panema? Fine, et üks on see, et me satuksime jälle, et ekspluateerime seda IoT mõtet, aga et ma üritan siis olla siin vastu vetuju, et näiteks psühholoogid, psühhoterapeudid, kõik need, kes pärast seda traumat inimesi nagu rahustavad ja lappivad, et see on kindlasti hea äri. Sinna tuleb ka äri. Ma tooks siia näite, või ma ei teaks näite, aga ma ise alustasin selles vallas äri peaaegu 10 aastat tagasi. Et aastal 2006 me asutasime ettevõtte Smartast Technologies, Smartast Solutions, mis siis tänapäeval on ettevõtte nimi on Defendec. Ja me arvasime, et me hakkamegi äri tegema aastal 2006, et me hakkamegi seda IoT äri tegema, eks ole. Meil oli kindel usk, et tehnoloogia on väga hea, eks ole. Mina olin sellega tegelenud tolleks ajaks üle 10 aasta juba, eks ole, et nüüd hakkame sellega pihta, eks ole. Ja hakkame nüüd siis, eks ole, hakkame selles vallas teeme midagi ära, eks ole. Aga paraku me siis
kõigepealt me tahtsime seda suurt äri teha, eks, et me hakkamegi maailmale pakkuma seda tehnoloogiat, eks ole. Paraku me saime üsna ruttu aru, et seda suurt äri on väga-väga raske teha, eks ole. Ja mis me siis leidsime on see, et me peame mingisse vertikaali minema. See vertikaal, kuhu me läksime, see valdkond, kuhu me läksime, oligi siis piiri jälgimine või ütleme turvavaldkond, millega siis Defendec tänapäeval tegeleb. Ja mina nüüd uuesti alustasin siis Defendec'is siis väljudes, hakates seda tehnoloogiat mujal kommertsialiseerima, alustasin jällegi nüüd sellega, et siis peaaegu 10 aastat hiljem, et hakata jälle seda nüüd siis seda suurt äri tegema, eks ole. Et tegelikult see retsept oleks see, et kui keegi tahab IoT äri teha, siis tuleb leida see valdkond, tuleb leida see probleem, mida me lahendada saame. Kus me saame selle tehnoloogia baasil mingit väärtust pakkuda siis nüüd siis sellele kliendile või sellele, kes seda toodet ostab. Et mina ütleks nii, et ei ole IoT äri kui sellist, on ärid, mida IoT võimaldab. On ärid, mida saab teha selle tehnoloogia abil, eks ole, mis tõesti võib-olla 20 aastat tagasi või 10 aastat tagasi ei olnud võimalikud. Ja pigem tuleb sellele läheneda nagu sellelt poolt, et vaadata neid võimalikke ärimudeleid ja vaadata, kas IoT tehnoloogia annab seal mingit lisaväärtust, annab seal mingit edu. Ehk siis IoT mitte kui eraldi eesmärk, vaid võimaldaja. Et see on nagu tegelikult IT on enamikes valdkondades, ta on võimaldaja. IT äri, kui äri iseeneses on väga kitsas asi, eks ole, et me kasutame IT-d kõikides eluvaldkondades ja pea kõikjal on ta lihtsalt võimaldaja ja samuti ka siis IoT on, eks ole, võimaldaja. No sa räägid kui IoT platvormi ehitaja. Meil on siin tavalised ettevõtjad. Kui nemad tahaksid nüüd tegema hakata, siis mis on see retsept, mis nad peaksid tegema? IoT, mina ütleks nii, et IoT on võimaldajad. Nad peaksid vaatama, et mis on see mure, mida nad lahendada saavad ja kuidas nad saavad IoT tehnoloogiat või ütleme seda siis sellist väikeste arvutite tehnoloogiat rakendada enda hüvanguks. Ja siis minna nende juurde, kes sellega tegelevad, kas siis Eestis või mujal maailmas. Ehk siis standardretsept, et leia üles kliendi mure. Just täpselt. Või see enda mure. Saa aru, mis on sinu mure, eks ole. Ja siis vaata, mis on see, kas sa lahendad seda kirvega, inimesega või mingi muud, näiteks IT-tehnoloogiaga, eks ole. Eks ikka hakkab pihta sellest, et saame aru, mis on võimalus. Korjame oma parimad pojad, tüdrukud kokku. Anname neile väljakutse. Leiame üles, kuidas meie saame oma tootmisahelas teha paremaks. Et ega muud ei ole, et poest neid inimesi osta ei saa. Neid ei ole seal täna. Ja kui mõni on, siis see on juba ära võetud. Jah, et see inimeste probleem, kes seda teevad, et see on veel täiesti omaette dimensioon, eks ole, et nagu ma siin päris alguses ka ütlesin, eks ole, mis on selle IoT puhul huvitav või mis on väljakutse, on see, et on nüüd veel selline termin lisaks IoT-le nagu küberfüüsikalised süsteemid, et see termin toodi sisse siin umbes 2006 või umbes niimoodi. Ja küberfüüsikalised süsteemid on siis tehissüsteemid, mis siis suhtlevad füüsilise maailmaga. Näiteks siis IoT süsteemid, eks ole. Ja mis on selle IoT puhul eriline on see, eks ole, et meil on, mis on siis lõikub siis füüsiline maailm, IT ja inimesed. Ja nüüd selleks, et siis sinna mingeid lahendusi teha või mingeid süsteeme arendada, need arendajad või need inimesed, kes sellega tegelevad, peavadki kõikidest nendest komponentidest aru saama. IT-maailmast, füüsilisest maailmast ja ka siis nendest inimestest. Kui me jälgime füüsilisi protsesse, me peame aru saama sellest füüsikast, mis on nende taga. Me peame sellest aru saama, miks need asjad niimoodi käituvad. Ainult siis me saame teha neid süsteeme, mis neid protsesse jälgivad. Inimesed kasutavad, me peame aru saama, mida need inimesed selle andmetega teha saavad ja loomulikult me peame valdama ka seda IT-tehnoloogiat või IKT-tehnoloogiat, mis seda süsteemi realiseerib. Ma lisan see ühe avastuse, mis ma ise tarkvara inimestega lävides avastasin, et üllatuslikul kujul on meie ümber tegelikult inimesi, kes hobi korras tegelevad koduses raamis mingisuguse IoT-viguri ehitamisega. On see siis Arduino platvorm või on see Raspberry Pi või on see mingisugune vanast mobiilist mingi mõõdiku ehitamine. Saunakatla juhtimine. Need samad inimesed on tegelikult see potentsiaal. Nad ei räägi teile töö ajal seda, et ma muu hulgas tegin neile Raspberry Pi peale siukse asja. Aga leidke üles nad on olemas teil. Need samad inimesed tegelikult aitavad aru saada, mida te saaksite teha sellega. Mul on üks töökaaslane, kes internetiseeris oma pardimaja ära ja täis automatiseeris. Et jah, need on olemas. Ja tööalaselt teeb hoopis midagi muud. Ka arendab. Ma lisaks juurde, et kui ma hakkasin umbes 10 aastat tagasi hakkasin siis jah, ütleme siis võib-olla suurt korterit siis renoveerima, et siis ma plaanisin ka teha sellest sellise targa korteri nagu, et erinevate korruste vahel siis kuidagi seadmed kommunikeerivad omavahel, kui sa lähed trepist üles, lähevad tuled põlema ja nii edasi, eks ole,
ja paigaldasin ka kõik selle, siis ehitasin ka kõik välja selliselt, et see on võimalik. Aga paraku see, vähemalt tol ajal see pingutus, mis oli vajalik, ütleme siis selle tehnoloogia rakendamiseks oli nii suur, et see ei tundunud mõistlik. Aga ma arvan, et tänapäeval see juba oleks mõistlik, et kui ma nüüd sellega alustaksin, et siis saaks need tehnoloogia komponendid, millega seda kõike on võimalik teha, eks ole. Aga see effort, mis sinna sisse läheb, ei ole liiga väike. Praegu ta on juba üsna lihtne, et mul on ka kodus niisugune asi olemas juba. Aga ma olen ka selle alla inimene. Jah. Oled IT-valdkonna inimene? Jah. Okay. Nii on. Üks teema, mida me ei lahanud, aga see on võib-olla niisugune imelik teema ka, et avatus ja asjade internet, et siin suurkorporatsioonid kindlasti panevad hästi suured rahad sisse, arendavad tooted, arendavad platvormi, palkavad psühholoogid, uurivad kliente, leiavad need probleemid üles, teevad tooted valmis. Ja siis teevad niisugused hästi kinnised süsteemid. Et siis sa mängid kas nende pilli järgi või sa oled mängust väljas. Ja teine maailm on niisugune, kus kogunevad entusiastid kokku, jagavad omavahel koodi, jagavad kõiki tulemusi, hästi niisugune avatud maailm. Et kumb teie arvates nagu asjade internetis selles võtmes nagu võiks kiiremini tulemuse tuua ja teistpidi, mis on nagu jätkusuutlik? See on ilmselt nagu selline kas kinnise koodiga litsenseeritud tarkvara või lahendused versus avatud koodiga tee, mis tahad nagu lahendused. Üks pool areneb kiiremini. Ütleme, asju tehakse konkreetsemalt ja kiiremini ära nii-öelda siis kommertsversioonides, aga avatud asjad võidavad. Kui te vaatate, siis esimesed asjad tulevad sealt kommertsosast, avatud koodiga asjad tulevad 2-3 aasta pärast, jäävad ja on tegelikult jätkusuutlikud. Sest selleks, et see pingutus, mis on vajalik, et teha ühte head asja, mis üle maailma toimib, vajab väga palju tööd. Ja ükski ettevõte pole nii rikas, et ta suudab seda kinni maksta. Ja parem on teha seda nii, et kõik natuke panustavad, kõik natuke vaatavad ja see maailm võidab. Aga ta on natuke aeglane ja ta ei ole nii hästi juhitud. Ei saa öelda, et homseks palun tehke valmis. Ei saa öelda. Lisaks siia juurde, kui sul ei ole praegu midagi. Ei, ma tuleb sinu järel. Jah, ma lisaks siia juurde, et see on nagu mitme otsaga asi, eks ole, et see avatud community ja see kõik saab teha neid, ütleme selliseid tarkvara ja kuigi palju ka riistvara. Aga ma ei usu, et me hakkame 10 aasta pärast open source pesumasinaid ostma või mingid community poolt tehtud autosid ostma. Et on mingid tooted ja mingid valdkonnad, mis paraku jäävad ettevõtete nagu, mida me saame ainult ettevõtetelt osta. Ja nüüd küsimus on, ma arvan, et küsimus, mis siin on see, et kuidas seda tüüpi ettevõtted, kas ja kuidas seda tüüpi ettevõtted ja tooted saavad kasutusele võtta open source tarkvara ja võib-olla ka open source riistvara. Ja küsimus on nüüd siin selles, et kas on võimalik selliseid siis IoT, ma ei tea, siis mingit tehnoloogia komponenti luua, mida on võimalik niimoodi risti kasutada? Ma vaidlen sulle vastu, sest kui sa täna lähed digiallkirjaga allkirja andma, siis selleks, et sulle usaldaksid seda, see soft on avalik. Nii. Ja nüüd sa ütled, et et pesumasinas jumala eest, et oleks kinnine. Sa pigem otsid seda, et kui see midagi jama juhtub, siis keegi maksab selle kinni. Seda sa otsid, aga mitte seda, et see, et ta on kinnine, ei tõsta sinu usaldust tema vastu. Ja aga ta otsib tegelikult seda, et kes selle pesumasina valmis teeb. Et meil on mõni aasta tagasi Inglismaal otsiti seda kõige ebameeldivat väljendit ja tuli välja, et selleks on in the end of the day, et päeva lõpuks loetakse raha. Ja me näeme, et see vaidlus on olnud Linuxi ja Microsofti ja Apple'i kinniste kultuuride vahel kogu aeg, et päeva lõpuks loetakse raha ja see, kellel on raha, see teeb kas või keskpärase toote. Aga see hakkab turgu domineerima. Sul võib olla need väga leidlikke väiksed tooted ja me mäletame Microsofti sellest suurest kohtuloost ka, kuidas neid noori innovaatoreid tegelikult suruti pöidlaga vastu maad ja ei tulnud nad, kuna nendel ei ole seda finantsjõudu. Et sa võid alustada seda pikaajalist kohtuvaidlust, aga see suur võtab ära ja teda ei huvita, et kui sa oled investor selles suures ettevõttes, see on see Clayton Christenseni disruptive innovation või siis inkrementaalne innovatsioon, et sa ei taha seda kuldmune seni munenud kana ju asendada kuldmune muneva võib-olla, et kuldmune muneva krokodilliga, vaid sa tahad endiselt paitada seda kana, aga sellel krokodillil keegi lase suureks kasvada ja vot see on see, kus me tänapäeval oleme, et päeva lõpuks loetakse raha, suurettevõtted määravad ära standardid, lukustavad või lukusta,
näed, Microsoft tegeleb praegu uuesti, on super Linuxi sõber. Aga mitte sellepärast, et ta on ootamatult empaatiavõimeliseks muutunud, vaid ta loeb turupositsioonil olevat raha. Ma ütleks, et maailm on muutumas, eks ole, et selles suhtes, et sul on täiesti õigus, ma olen täiesti absoluutselt nõus sinuga, aga ma ütleks, et vaata, sa ütled, et ka Microsoft tootab Linuxit, eks. Maailm on natuke muutumas ja ka suurfirmad on muutumas ja nad aktsepteerivad rohkem avatud tarkvara ja nad on aru saanud, et nad peavad sellega koosutama. Küsimus on selles, et kas äkki IoT kui suhteliselt noor valdkond ikkagi või ütleme oma siis levikult suhteliselt noor, et kas seal äkki on võimalik neid asju kuidagi muuta, et seal on algusest peale juba mingid avatud standardid, avatud protokollid, avatud tarkvara, mille peale neid asju ehitatakse. Ja siis lihtsalt need suured firmad võtavad neid kasutusele, mitte ei ole nii, et kõigepealt suured tulevad oma toodetega ja siis tuleb mingi avatud asi järgi. Et kas ja kuidas see kujuneb, see on anybody's guess, eks ole, aga siin on jälle üks meie võimalusi on, eks ole, tõesti siin midagi ära teha, eks ole, ja seda maailmale pakkuda ja ma arvan, et see ei ole üldse ebarealistlik. Lahendus on see, nagu sa küsid, et sul oli halb küsimus, et kas see või teine, tegelikult need mõlemad jäävad kehtima, nad moodustavad uusi sümbiose ka. Jah, just. Ja, aga open source võidab, küsimus on ajas. Sõltub valdkonnast. Aga jah. Defineeri võit ka kuidagi. Kui panna Eesti nagu ettevõtluskeskkond siia pilti nagu juurde, et suured korporatsioonid välismaal ilmselt ruttu teevad ära, nüüd Eestis tahaks teha asjade interneti ettevõtted nii edasi, et kas on mõtet, kui on teada, et see suur bulldozer seal teisel pool lompi tõmmatakse kohe käima või kuidas peaks seda tegema, kas siis, mis see mudel on, et saame kõik kokku, lepime ruttu kokku, paneme ees, kimame minema seda või? Mõelda on ka vahele, jah. See on, ei ole miljoni dollar, see on miljardi, tänasel päeval miljardi dollari küsimus, et kui sa oled liiga kiilne, siis sa jooksed vastu posti ja oled sul uimane tükk aega ja väike riik ei saa neid. Aga sa oled esimene jah, et oled auas, et oli esimene, et kõik jäävad vaatama seda. Aga samas me näeme suurriikide parlamendis on ka inimesi, kes on 3-4 korda pankrotis käinud ja siis nad on alles nagu kristalliseerunud selleks tarkuseks, et Eesti on selles suhtes natuke väikene ja ega meil teist ju puud ei ole ronida, kui tõesti nende suurte poole, et seda ideed maha müüa. Aga idee kristalliseerumist, seda kultuuri saaks siin edendada, aga seni seda väga hästi ei ole tehtud, et on pigem räägitud, aga ei ole lootusetu territoorium Eesti sugugi. No mina vastaks sulle nii, et kui keegi tahaks täna uut startupi teha, siis igal juhul IoT-ga seotud valdkond, mis iganes see seal on midagi, kus see tõenäosus, et õnnestute, on suurem. Kui te teete mingi järjekordse saame kokku metsarajal äppi. Igal juhul on see nagu suurema tõenäosusega. Küsimus on kindlasti, et mida? Kas see on lihtsalt mõõdan kodus asju või see on see, et aitate mõnel näiteks tööstusettevõttel oma praagi hulka vähendada? Et see on see koht, kuhu täna Google investeerib ja kui nad investeerivad, siis seal kõrval on veel ettevõtted, kes vaatavad, kuhu Google investeerib ja tahaksid ka investeerida samasse asja. Nii et selles mõttes tasuks nagu selle ümbert otsida. Kas on siis andmete analüüs, on see seadmed, on see seadmete ühendamine, on see ärimudelite arendamine koos nende seadmetega või mis iganes muu vorm. Aga mõelge selle peale. See on koht, kus täna saaks midagi head teha. Ma tähendaks, et mitte saaks, vaid kindlasti saab, et mina olen absoluutselt veendunud, et asjade internet muudab meie maailma kordades rohkem, kui internet seda tegi omal ajal, eks ole, et need muutused nii meie igapäevases elus kui ka meie mõtlemises ja selles, kuidas me omavahel ja keskkonnaga suhtleme, et see muutub täielikult, eks ole, ja kui on häid ideid selles vallas ja on võime ka neid ideid ellu viia, siis kindlasti on siin meeletu potentsiaal, et tasub ainult pihta. Kus siin on üks huvitav nagu vaade, et asjade interneti peale mõeldakse nagu Euroopas, Aasias, Ameerikas. Ja kevadel oli meil maikuus üks konverents, kus me rääkisime tööstusvaldkonnas, tööstusettevõtetes, kuidas kasutada Internet of Thingsi nagu lahendusi. Ja huvitav oli vaadata, et kõik, kes tulid Euroopast, Bosch, suured Saksa kontsernid, nende põhiloogika oli see, et nad rääkisid sellest, kuidas sensorid internetiga liita. Ja siis meil oli jutuajamine Stanfordi ülikooli ühe professoriga, kes ütles mulle, et see, mis USAs räägitakse, ei ole mitte nii palju, kuidas me interneti sensorisse toome, vaid kuidas me neid andmeid kasutame. Ja
USA loogika on pigem see, et kuidas neid andmeid kasutada, mis sealt tekivad. Miks see põhjusel? Eurooplastel, eriti sakslastel on selline engineeringu, ehk me oskame füüsilisi asju teha, taust. Aga üle lombi on meil pigem see, et me oleme nagu data scientistid. Ei no pigem äritaust. Kuidas me tehnoloogiaga raha ei tee, raha teed selle andmetega, eks ole. Andmetega tegelemisel on oluliselt kõrgem marginaal, kui see, et ma müün neid internetivõimelisi sensoreid. Nüüd see on ka üks nagu minu fookus, et kui te mõtlete, et startupi teha Internet of Things'i teemal, siis pigem mõelge, et te saate selle sensori kuskilt odavalt osta. Küsimus, mis ta teeb? Sul on mingi oma vaade? Ja mul on oma vaade. Tähendab selles mõttes, et jah, vaadake, kuidas see sensori saate, aga see on, ma arvan, et ka seal on väga-väga palju väljakutseid, kus saab, mis otsivad lahendusi ja see sensori pool ei ole veel lahendatud. Et seal on... Aga seal on väike marginaal? Noh, sõltub, mida sa teed ja kuidas sa teed. Kohe kui hiinlased tulevad, siis on väike marginaal. Küsimus on, et sõltub, kas sa müüd rauda või sa müüd seda tarkust, mis seal on, eks ole. Meie müüme tarkust ja mina usun, et seal on äri, eks ole. Aga nüüd küsimus on siin selles, et ma olen näinud palju selliseid naiivseid, nagu ma ei tea, naiivsed ärimudelid, eks ole. Et küll need andmed kuskilt tulevad ja siis me teeme midagi, eks ole. Aga nagu karm reaalsus on see, et kuskilt on vaja need andmed ka saada, eks ole. Ja me ei saa ärimudelit selle peale üles ehitada, et 2 aasta pärast kuskilt tulevad need andmed, mida me töötlema hakkame. Sest kui me räägime, et me teeme äri, siis me peame kellelegi väärtust pakkuma. Selleks, et kellelegi väärtust pakkuda, me peame reaalselt mingid andmeid talle töötlema ja me peame talle tegelikult pakkuma selle kogu ahela. Et hetkel on see, mis on IoT tragöödia tegelikult. Et me ei saa võtta nüüd riiulist ühte tehnoloogia komponenti, teisest tehnoloogia komponenti ja sellest rakendust kokku panna. Hetkel on kõik IoT rakendused, nagu me omavahel rääkinud oleme, kõik on need torud algusest lõpuni, sensorist kuni selle pilve ja selle kasutajaliideseni. Tervikrakendused, eks ole. Me ei saa öelda, et me teeme ainult me teeme seda pilve, eks ole, ja nüüd on see ettevõte, kes meile selle teise tehnoloogia juurde pakub. Hetkel see ökosüsteem ei ole veel nii hästi välja arenenud. Aga seal neid kohti, mida seal täita on vaja, on väga palju, eks ole, et ärivõimalusi on väga-väga palju, jah. Ehk siis võimalusi on palju, leidke nišš. Just. Aga niši leidmine on taaskord, et me toimetame selles lühikeses keskdistantsiga ennustamise maastikul ja taaskord Paul Krugman tuleb meelde, et tema ennustas 98 kuskil nii ütles, et aastaks 2005 interneti laienemine hakkab seisma jääma, et sai Nobeli preemia ja tema argument oli, et ega inimestel pole teineteisele enam suurt nagu infot vahetada. Ja tema sõnum oli see, et vaadake, et mida rikkad teevad, et siis te näete, et mida lähiperspektiivis teie saate ka endale lubada tänu tehnoloogia arengule. Aga Clifford Stoll on üks teine mees, kes ütles, et kui sa tahad tulevikku näha, et siis mine räägi lasteaia kasvatajaga. Vot seal on need laste fantaasia, et see on see, kus me täiskasvanud inimese oma inkrementaalse paradigmaga ei näe selle tohutu mängulise maailma taha. Aga Clifford Stoll on jällegi ajalukku läinud sellega, et tema ennustas, et ega see online äri küll mingi tuleviku business ei ole, et inimesed tahavad poes käia ja eriti ajakirjandus, et miski asi ei võida hommikust ajalehe lugemist. No et ka tema ennustas mingi 7-8 aasta peale ette ja... See esimene väide ei ole üldse vale. Enamus tehinguid, kui me räägime retailist, kui me räägime jaekaubandusest, enamus tehinguid toimub ikkagi poes veel. Jah, võrgukaubandus on tohutult kasvanud, aga mitte selle füüsilise jaekaubanduse arvelt, vaid lihtsalt on toimunud kasv. Et see on see, millest inimesed... Sa tegelikult räägid seda, et me isegi ei oska öelda, mis 10 aasta pärast saab. Jah, ei oska ja sellepärast ära ütle, et ära rauaga tegele, et raud on skaleeritav tohutu suurelt, et järsku on sealt väga hea business tulemas, et kui see sensor saab olla mingi bioloogiline sensor, et siis lihtsalt kasvata kodus, ma ei tea, suhkruvedelikus ja näpuga ringi. Tasu ennustada, vaid tulevik tuleb ise luua, eks ole, siis me teame, mis seal on. Äkki meil publikul ka. Publikul mõtteid, küsimusi. Publikul on väga vaikne olnud kuidagi. Mis te arvate asjade internetist? Mis selle... Jaa. Jaa, okei. Oot, mikrofon tuleb ka sulle, jah? Kitsam küsimus, kaasuse põhine, et mina olen Jooga ja Elioni koostöös loodud, eks ole, kodujuhtimise lahenduse kasutaja. Ja ma kogu ootan, kas seda kodujuhtimist ka edasi arendatakse, eks ole, kuna tegelikult isegi mina oma väikses Ida-Virumaa boksis nagu vajaksin neid andureid rohkem, eks ole, et nad omavahel kõik suhtleksid aga see on lihtsalt minu konkreetne kaasus. Aga laiem küsimus kõlaks niimoodi, et kui suur peab olema mingi tegija,
et noh, ta suudaks vaat selliseid süsteeme, eks ole, asjade internetisüsteemi nii tark kui riistvara poolt edasi arendada. Noh, võtame kasvõi selle kodujuhtimise näite, et ma nagu põnevusega ootan, et kas Helion ka 10 aasta pärast pakub seda süsteemi, kas ta arendab seda edasi või pakub seda süsteemi hoopis mõni globaalne, veelgi globaalsem korporatsioon. Sulle küsimus. See vist on küsimus mulle. Okei. Et kodujuhtimise süsteem ja kogu see valdkond on meil nagu strateegiline huvi ja selles osas meil on erinevad asjad ettevalmistamises. Vara veel rääkida. Oodata tasub. Loodame, et esimesed linnukesed tulevad ka veel selles samas teemas veel see aasta. Aga see teema kindlasti on telekomile kogu asjade internet laiemalt, et kodujuhtimine oli pigem esimene linnuke selles vallas ja me vaatame sinna edasi. Aga ma liiva viskaks selles samas ratta juttu, et see product abandonment, et toote mahajätmine ei ole ainult kliendipoolne, vaid see on ka arendajapoolne, et me näeme praegu ka, et on suur ettevõtted, kes lihtsalt dropivad, ütlevad, et nende jaoks enam ei ole atraktiivne ja siis sa lutsud oma seda vananevat seadet ja on kogu moos. Aga mina ütleks nii, et oli küsimus, et kui kõrge on see barjäär nagu sisenemiseks või kui suur peab see ettevõte olema, kes seda arendada suudab, eks ole? Te arutasite pikalt laialt sellest, et tõesti me võiksime lülitada sisse erinevad elektriseadmed, sõltuvalt elektri hinnast, eks ole. Ma nüüd näiteks selles näengi ühte järgmist sammu, mida ma kodujuhtimise süsteemilt ootan, eks ole, ja põnevusega ootan veel reklaami, et millal see tuleb. Ma toon näite, et miks on telefonidest ära kadunud FM raadio. Sellepärast, et seda tüüpi ettevõtted tahavad sulle datastreami müüa. Et samamoodi on ka, et ega lõpuks keegi ei tahagi kodust ülesannet sulle optimeerida kõige odavamaks sinule. Aga et kuidagi see interaktsioon peaks olema tegijale tulus. Aga ma ütleksin nii, et see arendamine, see sisenemisbarjäär on tegelikult väga madal. Mis on palju raskem on see, et kuidas saavutada mingi maht nende toodete juures. Maailmas on koduautomaatika pakkujaid, ma ei kujuta ette, mingi 100 vähemalt, rohkem arvatavasti. Ma arvan, et 100 on iga aasta juurde kasv. No just, et see ettevõtete arv on väga suur. Küsimus on see, et kuidas keegi neist või kuidas mingi hulk neist saavutaks kriitilise massi, et nad jääksid ellu ja arendaksid neid asju edasi. Et see on palju keerulisem. Open source aitab. See ei ole päris open source item, sest küsimus on selles siin, et mis on see ärimudel selle taga ja sellepärast nagu te enne rääkisite, eks ole, et riistvaraga ei ole võimalik raha teenida. Kui sul open source tarkvara ja keegi on riistvara, siis küsimus on selles, et kes sulle siis lõpuks selle toote toob. Sa ei osta ju Hiinast olematu kvaliteediga rauda, kus on see open source soft peal. Sa ei taha seda. Sa tahad kedagi, kes pakub sulle terviktoote, tervikteenuse. Aga nüüd küsimus ongi, nüüd sa ostad selle tervikteenuse, mis on jah open source tarkvara peal, aga sinna kõrvale tuleb nüüd see Hiina toode selle open source tarkvaraga. Ja siis on küsimus see, et miks see kasutaja peaks nüüd seda kvaliteetset toodet ostma, eks ole. Ja see on nagu väga keeruline, eks ole, et see vastus on see, et alustada on väga lihtne, aga see on, et kuidas sellest teha jätkusuutlik äri. Sellele küsimustele hetkel ei ole häid vastuseid. Üks vastuseid, mis on natuke open source, teine pool on nagu standardiseerimine, et kuidas need seadmed omavahel hakkama saavad. Kuidas saab olla nii, et ma lähen poodi, ma ostan lambipirni, ma ei pea vaatama, mis tootja omavad see on. Selle peale on kirjutatud, et see on tark lambipirn. Ja ma tean, et kui ma ta kodus sisse krutin, et jah, ta töötab mu teiste tarkade lambipirnidega. Hetkel me seal veel ei ole ja ma ei näe, et me lähima 3 aasta jooksul sinna jõuaksime. Isegi 5 jooksul mitte. Ja see on see, mis on see väljakutse seal. Jah, aga viimased mõtted veel, et mis teil praegu endal kodus praegu hetkel asjade internetist niimoodi, mida te liigitate selle all olemas on ja mida te järgmisena ootate sinna? No see agregaatorina on telefon vaieldamatult, et see mingisuguse Bluetooth ühendusega mingid paari teist seadet ka veel kommunikeerib, et see on niisugune embrüonaalne Internet of Things lahendus. Aga et kui ma selle najalt fantaseerin, milline tulevik saab olema, et siis see on kindlasti vale fantaasia, aga et ega mul väga ei ole kodus. Minu vastus oleks see, et mul kodus ei ole ühtegi IoT seadet, küll aga tegelen ma sellega, et tuua mujale IoT seadmeid. Näiteks käisin
reedel sõitsin kombainiga, vaatasin, kuidas viljalõikamine käib, tuletasin meelde seda ja näiteks vaatame põllumajandust ja vaatame tööstust, et kuidas seal seda tehnoloogiat rakendada, mida me seal saaksime ära teha siis sellega. Mina olen eramaja omanik, kütan pelletiga. Mõtlen selle peale, suhteliselt suur kulu, aastas mingisugune 1400-1500 euri läheb selle pelleti peale. Kui saaks nüüd nagu 2 või 3 odavamaks, väga hea oleks. Kuidas? Targad pelletid. Iga pellet on arvuti. Ei, pigem on see, et jookseb kodust ära, ei lähe koduma ja katlasse jõudes need pelletid omavahel lepivad kokku, kuidas nad põlevad. Ei, vaat see tuhas suudavad uuesti pellet tekitada. otsustab, et sul ei ole nii sooja tuba vaja. Just. Näiteks. Jah, just. Ma ei käi seal toas. Aga mida tähendab siis inimeseks olemine, et kui me seda moodi edasi fantaseerime, et siis lõpuks me oleme ajukausis ja mitte enam ei ela õnnelikku elu, vaid öeldakse, et rahuldu sellega. Ja ma arvan, et see on nagu päeva lõpus, nagu see enne juttu oli. On see tegelikult nagu teema, et mis me siis tegema hakkame. Et kui kogu tootmine on automatiseeritud ja seda juhivad 2 tarka IT-spetsialisti ja enne oli näiteks seal 500 inimest, siis kuidas me ühiskonnana toimime? Ma toon sulle näite. Et tegelikult see ei ole päris nii ühekülgne, et lähme sinna. Loomulikult see tekitab ka muresid, aga kas me peame neid muresid täna lahendama? Ja mis siis juhtub eelmise sajandi keskpaigas, näiteks Jaapanis olid parklastes parkimisassistendid. Inimesed, kes juhendasid, kuidas oma autot saad ära parkida, sellepärast et tootmine automatiseeriti ja oli vaja töökohti luua. Et jõuame siis sinna, et saame ka... Ettevõtetest ka tulevad tagasi meistrid, et ma ajadan just pool aastat tagust reaktsiooni Jaapani suurtest autoettevõtetest, et kvaliteet hakkas langema sellest, et kogu protsess oli automatiseeritud, kui midagi juhtus, enamus inimestel oli näpp suus. Aga sul pidi mingi meister olema, kes seejuures tunnetas protsessi ja innoveeris seda seetõttu, et ta nägi kogu aeg neid väikseid nüansse. Aga vanasti oli nagu autol oli juht ja sina sõitsid. Siis hakkasid ise sõitma. Ja nüüd sõidab auto sinu eest. Sina oled reisja. Ja varsti pole üldse vaja sõita enam. Aga üks suur sõna, mida täna ära ei lahenda, on energia. Et me natuke loome illusiooni ka, et kui praegu läheb 1,5% maailma kogu energeetikast läheb bittidele energia andmiseks, et need liiguksid. 3% sellest läheb jahutamise peale, et kui me Internet of Things lisame, et esitaks see kapatsiteet, kus me need andmed hoiame, räägitakse ka sellest, et meil lihtsalt seda kapatsiteeti ei ole, et meil on illusioon selle kasvust. Aga teiseks, et me peaksime neid bitte kuidagi töötlema. Ja see on see pidur, mis see, et me neid bitte töötleme selle võrgu servas, tegelikult vähendab seda probleemi. Muudab efektiivsemaks, aga ta ei eemalda seda probleemi. Peaaegu eemaldab. Okei, elame selle illusiooniga, et eemaldab. Aga tõmbame siis selle koha peal otsa kokku ja aitäh kuulamast ja aitäh osalejatest huvitava diskussiooni eest. Aitäh.